Põmdi ja olemegi eetris taas kord. Ja tere Facebook samamoodi, tere Zoom, tere Facebook. Ma olen praegu Facebookis ka laivis ja olen laivis siis meie Ebilimi grupis, kuna meil selle meistriklassile eraldi gruppi ei olnud, sest et see nagu ma eilses sessioonis juba rääkisin, siin toimusid päris suured muudatused juba selle ettevalmistuse käigus ja siis see boonussessioon tuli juurde ja nii edasi, et oleks võinud täitsa eraldi gruppi luua, aga kuna ei olnud, siis ma otsustasin, ma jagan seda Ebilim grupis. Ma näen, et Ebilim grupis on ka meid Raul näiteks vaatamas, tervitused Raulile. Ja siin, kes meil siin kohal täna on, siis Eikole tervitused, 2 Katrinit, Marena, Nois. Ja kes saab, lülitage palun oma kaamerad ka sisse, siis inimestega on parem suhelda, kui ma näen nagu teie emotsioone, ma näen teie reageeringuid, kas te saate millestki aru, mis teid kõnetab ja see on ikka hoopis teine, kui suhelda inimestega läbi kaamera. Ja teine asi see, et kui sul on kaamera sees, siis see paneb sind tegelikult ennast rohkem pühenduma, sest et sa ei saa minna lihtsalt tegeleda muude asjadega, sest et sul on nüüd vastutuspartnerid nii-öelda. Nii, mis see Katrin seal teeb? Aiamaal toimetab midagi, kastab, no näed, lilled tahavad ka kastmist saada. Katrin tuleb täna meile natukene rääkima juttu ka siin, et kes siin meil siis täna kohal on ja kes sa vaatad järgi ka, on ju, siis sulle ka tervitused, et nii Facebookis järgi kui ka siis YouTube'is järgi, et kes on registreerinud ennast, siis teile tuleb YouTube'is on ju see YouTube'i link. Aga mis meid siis täna ees ootamas on? Mis meid täna ees ootamas on? Ma võtan siit meie chati ka lahti. Kuna see sessioon tuli nii ootamatult, on ju, siis ongi inimestel on muid tegemisi ja ei olnud ette valmistatud, et nüüd reede hommikul kella 10 tuleb ka sessioon, aga õnneks kõik saavad järgi vaadata, kõik on selles suhtes vinks-vonks, et on järgi vaadatav ilusti kõik. Nii, ma otsin chati üles. Kes meil siin chatis ka, tere hommikust teile kõigile. Aga jah, mis meid täna ees ootamas on, siis kõigepealt me teeme ära loosimise. Me loosime eile, kes kõik siin kohal olid, kes kommenteerisid, siis te pääsete loosirattasse, olete juba tegelikult loosiratas, siis läheb ära loosimisele eesmärgid reaalseks, meistrikursus, 10-nädalane kursus, intensiivkursus, praktiline kursus, kus me sügavuti läheme sisse teie igasugustesse, siis mis on seotud eesmärkidega, mis on visiooniga seotud, paneme paika visiooni selgelt ja selline väga võimas kursus, mille väärtus on 888 € ja üks õnnelik saab selle kohe varsti endale. Siis me lahkame küsimusi, mis oli postitatud siis vastustena, õige mitte küsimusi, vaid vastuseid, mis olid postitatud vastusena meie ürituse aruteludesse. Mul oli seal iga päev üks küsimus ja siis inimesed vastasid ja siis ma lahkaks neid natukene, ma üritan seal natuke sügavale minna, mitte üritan, vaid lähengi sügavale nendes asjades. Eks kõik, kes seal vastasid, ma võtan teie vastuseid nüüd natukene ette ja lähme natuke sügavamale ja ma usun, et see võib ka teisi aidata. Just kui sul on omal sarnased küsimused, sarnased mõtted, siis see, kuidas ma sealt ütleme midagi, mingid vastuseid võib-olla kätte saan või siis suunan midagi, siis aitab ka neid, kellel on samad asjad õhus. Ja siis, mis meid veel ees ootamas on? Et siis tuleb Katrin meil vahepeal natukene lobiseb siin meie koos toimetamise kogemustest ja lõpus ma vastan teie kõigi küsimustele ka, kellel siin tekib mingid küsimusi, saate küsida ja lahkame siis erinevaid teemasid. Aga olete tänaseks sessiooniks valmis? Et hakkame pihta, ma teen loosimise ära kõigepealt, on ju, et siis võtsin selle loosirattasid üles, teeme kõigepealt selle loosimise ära ja siis lähme edasi niimoodi, kus on meil see loosiratas. Ma leidsin ise üles ja ma nüüd jagan ka teiega seda loosiratast. Share screen. Nii, kokku oli, ma ei mäleta, kui palju, üle 200 kommentaari oli eile kokku, ikka päris korralikult.
ma saan seda vaadata, ka palju meil oli siin kokku. 249 kommentaari oli eile siis kokku, et nüüd kõik on need siia pandud ketta peale ja nüüd saame siis teada, kes selle vägeva toote endale saab. Paneme loosiratta käima. Kes võidab, kes võidab, kes võidab? Vaatame, kes täna selle võidab. Nii, Laivi, Kaidi, Laivi, ma arvan, Laivi, Lagle, see Laivi või Lagle, Laivi, Laivi tuli just tänase sessiooni sisse ja Laivi, sina võitsid selle auhinna, palju-palju õnne, et ma nägin sinu kommentaare ka just, et sul on ja tahad kohe jagada, no tule jaga kohe oma tundeid ja mõtteid. Ja õigeks ajaks jõudsin, et mul eile läks väga hästi. Ma lootsin ühe liikme liita, aga läks nii hästi, et sattusin hoogu ja liitsin 3 liiget. Ja täna lähen siis mereteemalise stiilipeole, mis on ka kruiisiklubi perekond on koos ja saab äge olema. No ja ma juba. olen edukas eile olnud. Super. Ja vaata, missugune loomine läheb, on ju. Ja ma lugesin eile su tagasisidet ka, et sa said tegelikult eilsest sellest ka päris palju selgust juurde oma asjadest, mis sa nagu teha. Ja ma just mäletan seda sinu küsimust või see takistus, et mis on need selged nagu sammud või strateegiad, kuhu ma tean nagu, mida ma tahan saavutada, aga mis on see viis, kuidas ma sinna jõuan. Ma näen, et see kursus, mis sa praegu võitsid, see just ongi see, mis aitab sul sellest kõigest selgust luua. Et väga äge, palju õnne sulle veel kord. Universum tuli appi. Jumala äge. Nii, ma panen su nüüd uuesti, või sa juba panid ennast ise hääletu peale, et siis sul on seal taustamüra ka. Igatahes väga äge. Vaat selliseid loomisi me siin koos tegemas oleme, et väga võimas. Näe, meile tuli ka kutsu ekraani peale. Kutsu, Eikor on seal kutsuke. Süga teda minu eest natukene, just. Väga äge. Nii, mul tõmbas ka kohe siit sellise mõnusa poweri sisse, aga teeme väikese kohatuleku ka, et ilusti meel saaks meil tulla siia kohale ja saaksime tänasest sessioonist sellise mõnusa kogemuse. Istu mõnusalt, tunne ennast hästi ja kui sa seisad kuskil toimetad, võta korraks kas või aeg maha, et jää korraks seisma. Ja hinga nina kaudu mõnusalt sügavalt sisse. Ja lase suu kaudu välja. Ja nina kaudu sisse. Ja suu kaudu välja. Ja teeme ühe korra veel, tõmba sisse. Ja lase suu kaudu välja. Ja lase oma kehal lõdvestuda täiesti. Täna teeme natuke lühemalt. Et tule siia samma kohale täiesti ja keskendu helidele, mida sa kuuled. Pane tähele suuremaid helisid, mida sa tajud praegu või kuuled. Ära hinda neid, ära sildista neid, lihtsalt taju. Taju üritab kätte saada nagu nüanssid selle heli juures. Mis detaile sa sealt kätte saad? Nüüd proovi ka kõige selliseid väiksemaid helisid kätte saada. Mida su kõrv on võimeline vastu võtma? Ja tihti me ei märka isegi mõningaid asju, näiteks mingisugune elektrooniline suring kuskil, kellel kell tiksub seina peal, tiksumist me ei pane võib-olla tähele. Mida sa sellist väikest kätte saad? Kui sul on kõrvaklapid peas, siis tavaliselt need kõrvasisesed kõrvaklapid aitavad ka südamelööke kuulma hakata. See kuidagi ühendab nagu kehaga ära. Näiteks. Väga äge. Nii, aga tule siis siia, tee silmad lahti. Ja Katrin Võrk kirjutab ka, et mul juhtus ka eile müstiline kokkusattumus, aga see on nii isiklik, et ei taha avalikult jagada. Mäletad, mis ma eile rääkisin? Enda praegusest katalüsaatori võimest. Et ma olen praegu energeetselt nii huvitavas kohas.
Et kuna ma ise liitusin aasta algus ühe vägeva väljakutsega ja see on minus avanud ka nagu täiesti uued kihid, mul tõmbab kohe ring keresse, ma tunnen siit, harknääre hakkab kohe paisuma praegu. Et kõik, kes on minu ümber praegu, mis on valmis muutuma, muutusse minema, mis on valmis loomisse minema, see kõik hakkab minema lihtsalt, kui sa oled nagu minu ümbruses praegu ja tegeled koos minuga mingit asja. Et siin juba, nagu me näeme, laivil eile oli väga hea päev. Katrinil küll mitte võib-olla nende eesmärkidega seoses, aga ka mingisugune huvitav asi. Et see kõik on see, mis praegu on loomas siin ühisväljas. Ja kui sa valid minuga koos tulla, millest me täna räägime ka nüüd terve see aasta, mõtle, mida see aasta sinu jaoks luua saab. Kui juba paari päevaga on siin hakanud mingid asjad osadel inimestel juba liikuma. Et see ei ole ainult strateegiline teema, see ei ole ainult mingisugune nagu tegevus, vaid mismoodi kogu see asi hakkab meie ümber nagu muutuma. See on see koos loomise sünergia, kui mitmekordistub see energia, mida me siis universumisse paiskume. See on nagu nii äge ja võimas. Mul on üliäge meel teie üle, kes kõik siin olete kogemas neid muutuseid ja asjad hakkavad jonksu minema. Marena, ma võiks võtta sind ka täna natukene rääkima korraks, kui sa julged tulla, sest et sinul käis ka ühe meie vestlusega käis mingi korralik paukara igatahes, ma tean. Ja ma näen sinu nagu maailma muutust peale seda, mis see sinu elus on loonud just maailma vaatega ja vaatenurkadega, et see on ka üliäge on su teekonda jälgida kõrvalt, et see on nii äge. Ja see tekitab mulle nagu nii mõnusa tunde, et sa tead, mida sa oled võimeline aitama inimestel luua. Nii, aga laivi sulle ja üldse, kes siin veel võidavad, sest et pühapäeva läheb loosi tagaside loos. Siin samas Epilimi grupis loosime välja, kes siis teevad tagaside ära. Ja kui sa võidad, siis saada info@epilim.com kiri. Ma tahan oma auhinda kätte saada, mis ma nüüd tegema pean. Aga lähme siit edasi nende samade küsimuste juurde. Mul on need siia kõik siis kirja pandud, kes te olete siin valmis. Mul on siin 1, 2, 3 päris mitu. Ja ma tahaks kõige rohkem sisse sukelduda takistustesse, et neid takistusi lahata, mis inimestel takistused on, et äkki me saame mingid takistused juba täna selgeks, mismoodi neid siis ületada, mismoodi sa saaksid nendest siis üle minna ja nii edasi. Aga 2 asja mul siin, et mis motiveeris sind valima, et Lagele kirjutas siin, et mida ma pean muutma oma elus. Mul tekib kohe nagu küsimus see, et sõltub sellest, mida sa soovid luua, on ju, et ongi, mida ma pean muutma oma elus, sõltuvalt sellest, et mida sa soovid luua täpsemalt, et kui sul on selgus, mida soovid luua, siis saad hakata ka mõtlema selle peale, et mida sa peaksid muutma, et seda looma hakata. Ja eilse sessiooni küsimus näiteks kas või see, et mis inimene ma pean olema, et oma eesmärki täita, see on juba üks asi, mis saaks hakata pihta, et mis harjumusi ma pean omama, mis teadmisi, mis kogemusi, mitte kogemusi, aga mis oskuseid ja nii edasi. Ja Katrin on kirjutanud, et olen hetkel veidi rajalt maas, vajan ergutussutsu ja vastuspartnerit, et olla fookuses ning arutada, kuidas seatud eesmärgini jõuda. Käesoleva aasta esimesed 5 kuud ei ole mind just nagu eesmärgil lähemale viinud. Äkki vajab ümber sõnastamist. Et aitäh, et sa ausalt jagad. Ja siin minul tekib nagu küsimus, ongi see, et kui selgelt oled sa selle endale esiteks paika pannud ja kui tugev on sinu miks, et kui tugev on see soov tegelikult tahta seda eesmärki täide viia, sest et see soov, inglise keeles on see hästi lahe, on see desire, ehk see iha, kui suur on see iha või see soov seal taga, et see asi tegelikult täide viia. Kui seda iha ja soovi seal taga ei ole, siis see ei ole võib-olla hästi sõnastatud eesmärk sinu jaoks. Või see ei ole äkki üldse see, mis sa tegema peaksid, mida looma peaksid. Sest et kui mingi asi sind kutsub enda poole, sa tunned seda tõmmet, et siis seal on vaja vaadata nagu sellistes asjade sisse. Selline küsimus teile lihtsalt siit praegu. Kas te tahate, et ma jagaksin teiega seda sama, mul on nad tekstina nagu välja eraldi toodud, et ma panen nad siia ette, siis me saame nagu koos minna või piisab sellest, et kui ma loen neid siia ette teile. Mis te arvate, et kuidas teile omale meeldib? Võib-olla kui need on kõik korraga ees, siis te läheb lappama äkki sealt see mõte. Praegu oleks hea olla StreamYardis ma saaks kohe teksti siin ette panna,
mis küsimust ma lahkan, et siis ma tean, teinekord ma teen sellist asja StreamYardis. Praegu tuli jälle idee, mida siis järgmine kord teha, et siis ma saan kohe panna sinna. Nii, aga lähen siit edasi. Helin on kirjutanud siin, ma tegelikult Helinile omasse sukeldun sisse, sest et tal on ka takistuses enam-vähem sama teema välja toodud, et ma sukeldun sinna sisse. Nii, Lagle kirjutab, et eesmärk on elada oma majas, et siin nüüd on see, et mis on sinu suur eesmärk on ja mida sa tahaksid saavutada, kuhu sa tahaksid jõuda. Eesmärk on elada oma majas, korter on müügis, jäänud on vaid üks takistus, ehk siis ma usun, et ma arvan, et see takistus praegu on siis see, et see korter saab maha müüdud. Aga mu küsimus on nüüd see, et mis siis edasi? Et kui sa eralda oma majas on ju, mis edasi? See on ainult üks nagu visioon on ju elust. Et aga mida sa tegelikult oma eluga luua soovid? Mida sa kogeda soovid? Mis kogemusi sa omada soovid? Mis suhted sa omada soovid? Mis emotsioone sa kogeda soovid? Et mine selle eesmärgi nagu sügavamaks, et mis siin nagu tõmbab just, et mõtlen, kuidas ma tahan oma elu elada. Kui kõik on võimalik, on ju, kuidas ma tahaksin oma elu elada, mida ma kogeda soovin ja nii edasi. Eks natuke selgemalt võiks siin minna. Nii, Ester on kirjutanud olla oma aja peremees, kuid pole jõudnud veel täpse selgusena, mis on see, mida ma soovin teha, siit ka takistus edasi liikumiseks. Ja, see on nüüd see koht, kus ongi vaadata sisse, et mis viisil sa saaksid oma aja peremees. Kõigepealt see, et mis tähendab sinu jaoks oma aja peremees, on ju, et kas sa oled enda jaoks ära defineerinud, et mis see tähendab täpsemalt ja kuidas see välja näeb, mis on sinu jaoks see oma aja peremees olemine, et nagu me eile rääkisime eesmärkide puhul, et see tuleb selgelt välja defineerida, et mis on see, mida sa soovid saavutada. Et mida see sinu jaoks tähendab, oma aja peremees. Et kas sul on näiteks see, et toon lihtsalt näite, et kui sul on ettevõte ja sa oled ettevõttega hästi tugevalt seotud, et kui me räägime ettevõtlusest, et eile mul oli just jutt ka siin Noisiga rääkisime sellest, et ettevõtluses, kui sa soovid nagu vabadust, siis ettevõtlusega alustades sa tegelikult mingil määral annad oma vabaduse ära. Ja mul on olnud üks coachitav, kes oli juba nagu vist 10 aastat ettevõtluses olnud, aga ta oli ikka nagu kohustuste rakkes. Ehk siis sinu eesmärk ettevõtlusega on jõuda tegelikult sinna, kus sinust enam ettevõtlus ei sõltu. Sinu ettevõte, sinu firma ei sõltu sinust. Sa võid vabalt astuda välja sealt sellest, et kogu masinavärk töötab ilma sinuta. See on ettevõtluse lõpp-punkt. Et kui sina teed ettevõtlust ja sa oled kohustustega seal ikkagist küljes, sa pead iga nädalalt midagi tegema, siis see ei ole tegelikult oma aja peremees olemine mingil määral, sest sa oled kohustatud tegema mingeid asju, mida sa vahest võib-olla ei tahaks teha, sest sul on ettevõte, mida sa pead jooksutama. Et mõtle siin ka, Ester, selle oma aja peremees või teised ka, kes te soovite, sest see on selline soov, mida päris paljud tahavad saavutada, et oma aja peremees olemine. Et sellepärast, kui sa lood oma ettevõtte, siis kas see annab sulle tegelikult oma aja peremees olemise? Sa saad täpselt valida, et sa teed seda, millal sa tahad. Või on sul ikkagist kohustused, et sa pead tegema midagi? Et siis see nagu defineeri paremini ära, kuhu sa tahad jõuda. Milline see ettevõtlus peab olema? Ettevõtlus ongi see, et sest ettevõtluse hea märk on see, et kas sa suudad seda ettevõtet maha müüa, seda firmat. Kui sa suudad seda maha müüa, siis järelikult see on ilma sinuta töötav. Seal on juba mingid töötajad, seal on juba mingi süsteemid paigas, et see on see lõpptulemus ja seda kõike me saame sinuga koos lahata, hallata, kui sa tuled aastaga minuga siis teekonnale, et täpselt kus kohas sa parajasti oma asjadega oled, kõiki neid küsimusi saab lahata, mismoodi siis kuhugi jõuda. Et see on see teema. Nii, järgmine Marena on kirjutanud, mul on mitu visiooni oma eesmärgist ja ma ei suuda otsustada, milline neist reaalseks muuta. Siin esiteks on ju väärtused. Milline nendest visioonidest, kui sul on mitu visiooni, milline nendest kõige rohkem resoneerub sinu väärtustega elus? Et mida sa tahad nagu kogeda? Oleks üks küsimus. Teine on see, et ma küsiks siia, milline võimendab nendest visioonidest või eesmärkidest, võimendab sinu elu kvaliteeti kõige rohkem? Või siis sellega sarnaselt, milline nendest eesmärkidest võimaldab saavutada võib-olla mingi osa teistest eesmärkidest, et see on nüüd see, et mis eesmärk nendest, kui sul on mingid visioonid on, milline nendest
võimendab teisi ka, et aitab teisi ka edasi viia ja samal ajal oleks kooskõlas visiooniga. Ja see on täpselt see protsess, mida me teeme teiega selles samas, mis täna loosi läks, selles samas siis kursuses, et kuidas siis leida see eesmärk või visioon, mis siis võimendab neid teisi samme. Et see on, kutsutakse siis lehtri, täpselt mäletan, lehtri igatahes, ma ei mäleta, mis see sõna on, mul ei ole see sõna praegu meelde, lehtri fookus, just, et ülevalt läheb mitu tükki sisse ja mis on see peamine, mis siis, mille poole tööle hakata. Et see. Nii, Ingard on kirjutanud siin, et kehakaal vähemaks ja webinari alustamine. Olen alguses siis, seal oli küsimus ka, et kus kohas sa oled. Ja siin on nagu lihtne küsimus, et mis sa oled praegu teinud selle jaoks, et seda näiteks kehakaal vähemaks saada ja kui tugev on su miks jälle, kas sul on tugevalt miks paigas siin, et sinna jõuda. Nii, Ulvi on kirjutanud, elamine rõõmus, kerguses, külluses juba tükk aega tagasi paberile saadud. Tegeledes tänulikkuse praktikaga osaledes eesmärgide seadmise edasiliikumise koolitusel, siis vaikselt pere ja oma õmblusfirma kõrvalt vaikselt siin liigunud suurema finantsvabaduse poole, et saaks veelgi rohkem perega aega, vaba aega veeta ja nautida. Et ma loen siit välja, see finantsvabadus on see, mis võimaldab sul siis nagu rõõmus, kerguses, külluses elada. Ja eile ma juba rääkisin sellest, et kui nüüd siia sellesse eesmärki ja visiooni natuke süveneda, siis mis tähendab sinu jaoks finantsvabadus, millal sa tead, et sa oled saavutanud, mis on siis see tulemus, et kas sa oled mõelnud, mis on see summa, mis määrab ära, et nüüd ma olen finantsiliselt vaba, et mul ei ole vaja nagu tööd teha. Minu finantsiliselt vaba definitsioon on see, et minu passiivne sissetulek, mis ei sõltu minu tegevusest, füüsilisest tegevusest, katab ära minu eluks vajalikud siis tasud. Siis ma olen finantsiliselt vaba. See on see esimene tase, siis sealt edasi juba järgmised, et võimaldab ka mulle siis lubada omale mingisuguseid ägedaid kogemusi, need on juba järgmised tasemed, et saab täitsa siis mõõta seal. Ja sellel on oma progress ka, kuidas seda teha nagu hästi põnevaks ja seda finantsvabaduse poole liikumise teed, et aga sellest me ei hakka siin praegu siis rääkima, muidu läheb liiga sügavale jälle ja läheb see tänane sessioon liiga pikaks äkki. Nii, Katrin on kirjutanud suur eesmärk tervise valdkonnas ja on olla elu lõpuni painduv ja nii terve, kui see võimalik on. Et seda ma tahtsin lihtsalt ette lugeda, sest et see on nagu hästi mõnusalt selgelt välja toodud. Elada veekogu läheduses, et saaks hommikul vara kalal näiteks minna, oma majas, oma elukaaslasega teineteist austades ning palju reisides. Elada nii, et minu vajadused on kaetud tegutsedes mulle südamelähedase tegevustega. Et mis ma selle siia välja tõin, on see, et see on päris mõnusalt välja toodud see visioon, mida ma tahan nagu luua oma elus. Et siin on nagu päris mitu punkti välja toodud, et mis on see ja täitsa mõõdetavad on ju veekogu läheduses, olla nii terve kui võimalik on ju, see on see nii-öelda elamise visioon, et kahte visiooni on olemas, on siis lõpptulemuse visioon ja on tegevuspõhine visioon, on see, kuidas ma elan nagu praegu. Et see on nagu head tööd oled siin teinud juba. Nii, ma vaatan kommentaare ka vahepeal. Ja, Ulvi kirjutab, väga lahe, mina olen valmis enda võimlusfirmat maha müüma. Just see näitabki, et sa oled jõudnud sinna ettevõtluses tegelikult selle vabaduseni, et ettevõte ei ole sinust sõltuv. Tegelikult mõtlen tegevjuhi ja personalitöötaja juurde võtmisele. Ise soovin ikka jääda tellijatega suhtlema ja raha vastu võtma. Ja muidugi raha vastu võtmine on see kõige ägedam osa on ju selle töö juures. Ja tellijatega suhtlema, et just, et sina oled, ütleme, selle ettevõtte nagu nägu ja siis on hea tegelikult seal eesotsas olla ja rääkida ja toimetada. Näiteks 2000 € kuus katab ära minu hetketasud ja saan vaba aega nautida. Võt näed, ilusti paigas. Aga hea. Nii, aga lähme takistuste juurde. Siin on nüüd siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kommentaari mul. Need on need ägedad asjad, takistused on lahedad. Jah, mitte selles, et takistused on lahedad, et ma neid tahan, on ju, aga takistused on lahedad kergusega ületadamiseks. Et üks minu jaoks nagu väga äge taipamine, see sama väljakutse, kus ma siis olen, seal ma sain esimesed 3 kuud nagu niimoodi litaki-lataki igalt poolt ja asjad nagu loksusid kokku. Üks taipamine see, et miks mu elus on nii palju probleeme olnud varasemalt, on see, et ma pidasin ennast suurepäraseks probleemide lahendajaks.
Ja kuidas ma saan olla suuremapärane probleemide lahendaja, kui mul ei ole probleeme, on ju? Järelikult universum ütleb, näe, sul on siin ämbritäis probleeme, näita, kui hästi sa suudad neid lahendada. Et siis see oli minu jaoks nagu arusaam, kui võimsad on meie need sisekõned, kui võimsad on meie need mingisugused arvamused iseendast ja mis lugu me sellega loome ja mida me nagu reaalsuses endale kujundame sellega. See on nagu nii äge, kui neid asju nägema hakkad. Ma korra viskan pilguga Facebooki, vaatan, Facebookis on praegu meil vaikus. Ehk siis ma sõnasin ümber, ma olen suurepärane lahenduste leidja. Mitte siis probleemide lahendaja, vaid lahenduste leidja. See on lahenduste leidja, ehk siis hoopis teine energia, et ma ei otsi nagu probleeme, vaid ma otsin lahendusi. Et ma leian lahendusi, lahendused alati tulevad minuni kergusega ja nii edasi. Ja ma olen võimeline kergusega takistusi ületama, ehk siis ennast kasvatama. Sellepärast mulle takistused meeldivad, neid kergusega ületada. Ja mis meil siin on? Nii, Lagle on kirjutanud, et hirmud ja vahendid on nappus. Hirmudesse me sukeldusime juba eile tegelikult sisse. No nii, ja vahendid on nappus. Hirmude koha pealt. Mis on see, ma natukene lahkaks seda siis on ju, et kui meil on mingid hirmud, et midagi läheb viltu, siis seal on paar sellist asja, sellel mul täitsa oma protsess, mul on täitsa töövihik ka olemas selle kohta ja seda me saame ka, kes tuleb kaasa, me saame seda kõike nagu teha koos. Et see on täitsa oma protsess, kuidas siis hirm ümber keerata. Aga ma annan siin paar nipikest. Esiteks on see, et sa võid hirmust, sest et mis juhtub meie kehas hirmu ajal, on meie hingamine läheb kiiremaks, nagu ärevuse ajal, meie hingamine läheb kiiremaks, süda hakkab kiiremini tööle ja adrenaliin tõuseb, aga sama asi toimub kehas ka siis, kui meil on põnevus. Et me saame oma peas hakata mõtlema asju teistmoodi ja hirm, kõige lihtsam nagu küsimus on see, või ütleme, see hirmu ületamise nipp on see, et hirmu taga on tavaliselt küsimus, mis siis kui? Ja kui sa nüüd mõtled selle peale, et mis siis kui, ja sinna otsa tulevad need igasugused mõtted, et mis siis, kui läheb halvasti see ja mis siis, kui läheb halvasti see ongi see, et see on vaikimisi programm, mis meil on alateadvuses, sest me oleme loodud ellu jääma. Meie aju eesmärk ei ole teha meid õnnelikuks, vaid hoida meid elus ja sellepärast me märkame alati seda, mis siis, kui midagi läheb halvasti. Nüüd me saame teadlikult teha valiku, mis siis, kui ja hakkad keerama seda teistpidi. Mis siis, kui see õnnestub, mis siis, kui see läheb veel paremini, kui ma oleks osanud oodata ja nii edasi. Et siis, kui sul on hirmud, siis vaata nende hirmudele otsa ja vaata, mis küsimus sul tekib sellega või kus sa ütled seda, mis siis, kui. Ja siis keera see nagu teistpidi. Ja hirmudega saab veel minna täitsa niimoodi, et pane kirja kõik oma hirmud, hinda neid skaalal, on ju, kui suured hirmud need on ja kui suur on see tõenäosus, nad täide lähevad nii edasi. Et hirmudega saab nagu väga palju protsessi teha. Aga ja ma siin ei hakka sellesse kõigesse sisse minema. Aga see, et kui sa mängid juba see, mis siis, kui, see võiks juba lahustada ja saa aru sellest, et kõik hirmud on illusioon peas, mis oledki loonud selle sama küsimusega, mis siis, kui. Nii, ja vahendite nappus, takistused. Nüüd on küsimus see, et kuidas sa vahendite nappust ületada saaksid? Et mis on see samm, mida sa selle jaoks teha saaksid? Ja küsimus, mis mul isegi praegu tuleb, on see, et vahend nappus, mille jaoks on ju, kas selle jaoks, mida sa luua tahad, on ainuke viis vahendeid mingisugused sinu loodud või välja mõeldud vahendid kasutada või selle tulemuse saavutamiseks on ka teisi viise, kus sul neid vahendeid vaja ei ole. Äkki tuleb keegi lihtsalt inimene sinu ellu, kes aitab sul selle eesmärgi saavutada. Et siin vaata ka seda, et kas neid vahendeid tegelikult on vaja. Ehk siis on see sama küsimus, et nagu me eile lahkasime, kas see on vahe-eesmärk või on see lõpp-eesmärk. Näiteks vahendite loomine on vahe-eesmärk. Vahendite loomine sellepärast, et ma saaksin teha seda. Aga äkki nüüd seda tegemiseks sul ei olegi vaja vahendeid, sa saad hoopis midagi muud toob universum, aga ma keskendun siia, et mul on neid vahendeid vaja ja siis sa ei näe teist võimalust, mis tuleb sul siit kõrvalt ja viib sind tegelikult selle lõpp-eesmärgini, kuhu sa tahaksid jõuda. Nii, Katrin nüüd kirjutab, kes see Katrin siia kirjutas, Katrin kirjutas mulle privaatselt, aga ma ei näe, mis Katrin on, sest mul on ainult ees nimi siin. Sest meil on 2 Katrinit siin.
Okei. Mis ajal sul aega on? Kas sa tahad tulla siis kohe rääkima ja siis ma saan pärast lahata neid teemasid siin edasi? Et kaua sul aega on, sest et ma tahtsin tegelikult need küsimused ära ja siis ma tahtsin võtta sind. Et see oli see, minu praegune oli see, et ma lahkan need küsimused ära ja siis ma võtan sind rääkima. Ma olen lastega siin toimetan kodus, et sellepärast ma ei saa pikalt olla siin praegu. Okei. Ma just mõtlesin, nii ma jõudsin praegu. Jah, aga räägi oma asjad lõpuni, et ega. Jah, et ma teen siis kiiremini ja kui kellegi on veel nende asjade kohta küsimusi, siis te saate küsida juurde pärast ja ma vastan, sest me teeme niimoodi, et Katrin tuleb, räägib, siis ma räägin natuke sellest, mis meid ees ootamas on ja siis te saate uuesti küsida ja siis on meil aega nagu lahata natuke rohkem neid teemasid. Et teeme praegu niimoodi, et ma viskan siia igale ühele natukene mõtteid ja siis lähme sealt. Okei, aitäh sulle, Katrin. Nii, Pirja kirjutas, alustamise energia vajub ära ja ilma kindla teadmiseta, et kõik õnnestub, ei jätku jaksu end edasi nügida. See on üks suurimaid takistusi üldse, mis on, et meil on alguses see suur soov ja tahe, nagu ma eile juba rääkisin, aga kaob see ära ja see taandub jälle sellele tugevale soovile ja teine, kuidas sa saad oma järjepidevust tõsta. Ma jagasin eile neid vahendeid ja üks kõige võimsamad ongi liitu mingi kommuuniga, kes töötavad sama asja nimel. See grupi energia nagu võimas, mida Katrin tuleb varsti rääkima ka ja vastutuspartner. Need on need viisid, kuidas sa saad. Eks siis eile ma andsin sinna juba tegelikult päris palju vastuseid, kuidas siis hoida oma seda tegevust üleval, et sa järjepidevalt suudaksid teha. Et sinna ma ei hakkagi täna minema rohkem. Nii, Marena kirjutas takistavad mustrid ja muud takistavad tegurid. Siin ma küsiks, Marena, su käest, kas sa tead täpselt, mis mustrid? Sest vahest on see, et me ütleme endale, et mul on takistavad mustrid, mis ei lase mul edasi minna, aga oled sa kunagi mõelnud ka, et mis on täpselt see, mis sind kinni hoiab, mis muster? Sest et teadlikkus ainuüksi hakkab muutma seda, millest me teadlikuks saame. Aga kui me ei ole teadlikud nendest mustritest, siis me ei saagi need ei saagi muutusse minna, sest meil puudub teadlikkus. Eks esimene samm selle takistuse ületamiseks on see, et defineeri oma mustrid, leia need takistavad mustrid ülesse. Mis on need, mis siis tegelikult takistavad? Eks esimene samm on teadvusta ja leia üles asjad, mis hoiavad sind kinni, siis sa hakkad neid lahustama. Nii, Ingard, sihist kõrvale kaldumine ja ajapuudus. Ja juures on siis ka veel laiskus ja komme asju edasi lükata. Aitäh ausalt jagamise eest, et need on ka ühed sellised väga levinud asjad. Asju edasi lükata. Kes tunneb, et ta lükkab asju edasi? Mul on sellest täitsa 5-päevane kursus, mis tuleb selle paketiga kaasa, kus vaatame täpselt, miks me lükkame asja edasi ja mis on üldse edasilükkamise hind. Oled sa kunagi mõelnud, mis on edasilükkamise hind? Nagu kui palju sa maksad sellest nii rahaliselt, terviseliselt, oma elu eest, kui sa lükkad asju edasi. Seda kõike me vaatame seal kursusel. Et mis on see siis, miks me edasi lükkame, mis põhjustab alateadlikult, mis paneb meid edasi lükkama ja kuidas siis seda kõike muuta. Aga siin ma annan natukene selle sihist kõrvale kaldumise ja ajapuuduse kohta. Ehk siis sihist kõrvale kaldumine on see, et kui selged on sinu väärtused jälle, kui selged on sinu väärtused, sest kui väärtused on paigas ja nüüd, kui sa väärtused paigas, siis see küsimus, mida küsida saad, on see, et mis mind nagu aitas vahepeal nagu ülitugevalt. Kõik tegevused, mis ei ole kooskõlad minu visiooniga, suure eesmärgiga, lähevad minu tegevuskavast välja ja ma jätsingi ära absoluutselt kõik tegevused. Ma küsisin kogu aeg endalt, kas see toetab minu visiooni? Ei, ma ei tegele sellega rohkem. Kas see toetab minu visiooni? Ei, ma ei tegele sellega rohkem. Nii palju, kui saab nagu välja lülitada. Ja see muutis totaalselt selle, kui kiiresti ma hakkasin liikuma. Ja sest ma põlesin nagu täiesti läbi, et siin on ajapuudus on ka järgmine. Mul oli sama asi, ma olin nagu üle töötamas, sest ma võtsin nii palju asju korraga käsile ja ma põlesingi läbi korralikult. Ja siis oligi see küsimus mulle. Kui see on see, mida ma soovin ja see teeb mind õnnelikuks, see visioon, siis miks ma peaks tegelema üldse millegi muuga? Ma lülitan kõik muud asjad oma päevakast välja, mis võimalik. Ja see pani nagu hästi tugevalt struktuuri paika ja hakkasin liikuma. Eks ajapuudus on ka selle sama taga, kui selged on su väärtused. Nii, järgmine.
ilmselt ikkagi strateegia puudumine kõige rohkem. Tean, mida tahan, aga ei tea, kuidas saavutada. Laivi küsis seda ja seda me juba natukene siin lahkasime ka. Nii, mina lükkan pidevalt asju edasi, kirjutab Mai siin, jah. Nii on perekonnatunne, on äge, nagu uus suur suguvõsa, ikka just. Ja Marina kirjutab, tööl tasub vahel ära, sest kui kohe ei reageeri, võib tulla mõne aja pärast kiri, et tunnust ära, ma sain juba korda. Okei, ma ei saanud praegu, ma ei hakka siin praegu süvenema, ma ei saanud praegu sellest aru, aga ma ei hakka sinna aega praegu panema ka, sorry. Nii, Helin kirjutas puuduv lüli ehk siis õmbleja puudus ja enda puudulikkuse oskused, mida ma hakkan omandama, aga alles sügisel. Ehk siis Helinil on probleem see, et ta ei leia vaid ta ei leia omale sobilikku õmblejat ja õmblejad ei ole valmis katsetama midagi uut. Minu küsimus on see, kuidas sa saad, miks õmblejad peaks valima sinuga liituda, ehk mida sina saad pakkuda neile, et nad tahavad sinuga koostööd teha. Ehk siis mõtle selle peale, mida nemad tahavad ja mida sa oled võimeline andma neile vastu. Ehk siis see on see müügitöö natukene, et mida õmblejad tahavad ja mida nad saavad kui nad teevad sinuga koostööd, mis on see väljund, mis sa neile pakkuda saad. Et mõtle natuke nagu nende vaatenurgast ka, et mida nad tahavad, mis on nende hirmud näiteks, miks nad ei julge uusi asju võtta. Ja mis siis saab, kui nad julgevad uusi asju võtta, et sa võid mõelda nagu nende, natuke panna ennast nende nagu olukorda, nende kingadesse, et näha, mis hirmud neil on, mis neid takistavad ja sealt lähtuvalt saad siis läheneda nendele sellisel viisil, kuidas siis nad saaksid sinuga koostööd tegema hakata. Et see on sulle natuke mõte siit. Nii, Ulvi kirjutab, hetkel käib liiga palju koolitusi ja väljakutseid. Õnneks kõik on eesmärgiga, et liikuda veelgi parema, kergema, rõõmsama ja külluslikul elu suunas. Et kui sul hakkavad need asjad üle pea käima, et sul on nii palju asju korraga, siis on jälle seesama küsimus. Õpi ütlema ei headele asjadele, et sa saaksid öelda jah suurepärastele asjadele. Et tuleb nagu panna jälle need väärtused ja prioriteedid paika, mis on need kõige olulisemad. Ja tuleb võtta aeg, et analüüsida natuke neid asju ja kas samas tunnetada, et me saame ka tunnetada, millisega tuleb see kergus sisse, et jah, see viib mind edasi, jah, ma tunnen, isegi kui vahepeal hakkab meel peksma segast, on ju, aga kus sa tunned, et see areng on hästi suur ja see liikumine on nagu suur ja mis võimaldab luua enamat, et seal saab neid jälle natuke lahterda. Nii, ja 2 viimast ja siis lähme Katrin sinu juurde. Aga Katrin Võrk on siin kirjutanud, et ebapiisav järjepidevus, liiga palju killustatust, vähene otsustusvõime või tahtmatus otsustada, et saaks olla segaduses ning mitte midagi teha. Vaja on paari vastutuspartnerit, kes tahaksid oma elus tegeleda samade teemadega ja oleksid liikuvad samas seisus nagu mina. Järjepidevus on nii tuttav teema nagu kõigile, just see, et ma olengi killustunud, ma teen nagu igasugused erinevad asju, on ju, ja siis tundub, et ma ei liigu nagu edasi, et see on see, et kui see kandik on nagu hästi täis. Ja kui sul on 5 ühikut energiat ja sul on vaja siis jõuda kuskile ja sa paned 5 ühikut energiat nagu 5 erinevasse asja, siis nad lähevadki kõik ainult 1 ühiku võrra edasi. Aga kui sa paned 5 ühikut 2 näiteks, lähevad kõik 2,5 ühikut edasi. Ja kui sa paned 1, siis läheb 5 ühikut edasi, sama eesmärk. Et see on selline sügav töö iseendaga, siin tuleks natuke personaalselt täitsa läheneda, on ju, aga saab läbi siis süsteemsete küsimuste ka seda kõike nagu paika panna, mis see loob siis enim, kuhu panna oma energia ja selle jaoks on täitsa need maatriksid, mis on siis meil ühel sellel kursusel, see on sellesama lõpp edaslükkamise kursusel on need maatriksid sees, olulisuse ja võimenduse maatriksid, et mis asi on see, mida sa peaksid, nagu millele sa peaksid nüüd keskenduma, näiteks see nädal, täna, ja see aitab sulle siis seadistada paika, kuhu sa maja paned ja mida võib-olla ei ole vaja üldse täna teha, mida võib-olla äkki võiks hoopis delegeerida või siis üldse ära jätta, mis tegelikult sind edasi ei vii. Et selle jaoks on täitsa oma süsteem, kuidas neid asju siis paika panna. Ja viimane tähelepanu, hajumine kõige tähtsamalt eesmärgilt, kuna 10 rauda korraga tules. Nii tekivadki avastused, et taas on tegeletud väheolulisega, mis ei viinudki eesmärgil lähemale, vaid hoopis aegustas teekonda. Täpselt sama asi, mis eelmise juures, et see läheb täpselt samasse auku. Ja see on see suur teema, et inimestel, kuna me elame sellises ühiskonnas, kus meil on nii palju erinevaid pakkumisi tuleb külje pealt ja võimalusi on, ja siis ma tahaks kõike teha.
aga sa ei saa, sul on üks elu, sa ei saa kõike teha, sa pead tegema valikuid ja valikute lihtsustamiseks ongi vaja kõigepealt väärtused paika panna. Mis on need kõige olulisemad asjad, mis on sinu elus sulle tähtsad ja sellest lähtuvalt hakkad vaatama suurt visiooni ja sealt lähtuvalt siis väikseid eesmärke, mis võimendavad kõige rohkem sinu väärtuseid. Vot. Eile ei scrollinud Facebookis, sest mul oli eesmärk ja hoidsin sihti ja saavutasin väga häid tulemisi. No näed, väga äge laivi. See on see, kui sa paned prioriteedid paika ja lülitad välja ülejäänud asjad, mis tegelikult ei teeni sinu visiooni. Mina ammu ei scrolli Facebookis juba mitu aastat. Ainult see, mis minu seinal nagu ette tuleb, kui ma võtan Facebooki lahti, 2-3 postitust ja kõik, ma ei scrolli. Ma jään paljust ilma, aga ma jään millestki ilma, mis minule tulema peab. Mis minule tulema peab läbi universumi, see tuleb nagunii minuni. Muidugi võiks elada kaasa inimestele siin ja seal ja siin ja seal ja saada seda mingisugust nagu ka motivatsiooni, inspiratsiooni, aga ma näen, see ei toeta mind hetkel, kui mul on omal mingisugused asjad käsil ja see on praegu nagu ajakulu. Muidugi vahest on see, et teed nagu spetsiaalt nii, ma võtan nüüd 15 minutit ja scrollin. Aga võtan selle jaoks eraldi aja, kui muud asjad on tehtud ja siis lähen ja lihtsalt vaatan, mis toimub. Et see on hästi oluline, et prioriteed paika saada. Nii, aga kui kellelgi on nende kohta siin veel küsimusi, siis te võite siia küsimused panna ja pange küsimused niimoodi, et te panete suure K-tähe ette ja siis näiteks ka, või siis suurelt kirjutate küsimus käpsides ja siis panete selle siia. Aga ma võtan Katrin sinu nüüd, kui sa saad tulla mulle, palun siia rääkima. No, tere. Tere, Katrin, nii äge. Sa osalesid eelmine aasta siis see oli selline nagu nii ekspromptilt tulnud, aga ma nägin sellist võimalust, kuidas inimesed aidata edasi elus ja ta on sarnane sellele, mida me nüüd tegelikult terve aasta teeme. Me tegime sinuga 2,5 kuud seda. Et saad sa jagada oma kogemust, mis see sinu elus andis? Ma korra toon ühe asja siia ennem sisse, kui ma jagan sind. Et sinu üks tagaside, ma mäletan, oli see, et sa olid ühes teises kogukonnas, toimetasid 1,5 aastat vist on ju. Ja sa mulle ütlesid, et siin olles ma olen 2,5 kuuga saavutanud rohkem kui seal need 1,5 aastat olles. Räägi nüüd oma kogemusest natuke. Jaa, no mulle meeldiski nagu sinu selle kursuse juures see, et kuigi ma olin nagu varem ka kokku puutunud niimoodi põgusalt nende eluvaldkondadega on ju, et mida sa kõike puudutad on ju tervis ja paarisuhe ja suhe perega on ju vanemlus ja kõik need teemad ja eneseareng või nagu eneseteostus on ju sellised teemad, aga sina suutsid selle kuidagi väga, väga hästi niimoodi ära vormida. Kuigi sinu see 2,5 kuu jooksul tõesti ma tundsin küll, et see tempo oli mega kiire, ja ma ei ole ainuke, kes seda grupis ütles, et me kõik maadlesime selle kogu aeg seal oma vastutuspartneritega ja kõik tundsid ennast kohati, et nüüd ma jälle ei jõudnud seda videot vaadata, et see materjal, see on nagu nii äge, et sa nüüd plaanid seda teha niimoodi terve aasta peale, jaotada see kõik laiali, et saaks nagu, ma ei tea, kui tihti sul on nüüd plaanitud iga nädal või iga kuu või kui palju sa neid zoome siin nagu tegema hakkad, et sellel uuel kursusel. No see nüüd kõigepealt, millega me alustame, see sama visiooni, strateegia ja kõige selle paika panemine, see on 2 Zoomi nädalas, see on 2,5 kuud, see on selline intensiivsem natukene. Ja siis hakkab selle selle põhjal hakkab tulema siis nüüd selle täide viimine kõik. Eks me teeme 2,5 kuud sellist baasi loomist, hästi tugeva vundamendi, mis on siis see, mida ma luua tahan, miks ma tahan seda luua, kas see on üldse minu jaoks, kas see teeb mind õnnelikuks ja mis on täpselt need sammud sinna jõudmiseks. Ja siis koos liigume seda teed terve ülejäänud siis, mis siis sealt järgi jääb 7-9,5 kuud. Jah, et siis, kui seda sügisel või siin suve lõpus, ma mäletan jah, et õudselt soe oli ja nagu, just nagu praegugi täpselt sama, seda tunnetab tagasi, aga ongi see, et Armini seda coachingut, see toetust nagu ei ole, et tuleb nagu meelde see, et oli nagu samasugune, aga nagu siuke tunne, et nagu midagi on nagu puudu. Et maru äge oli see, kuidas ikkagi suutsid niimoodi Zoomis ka nagu kõik liikmed niimoodi üksi pulgi ette võtta, et ega keegi siin
samas oli see nagu vabatahtlik on ju see jagamine, et sa ei pea tulema siin Zoomis iseenda asjadest nii palju rääkima, aga see oli nii lahe, kuidas kõik võtsid kõik inimesed ette ja kõik nagu said võimaluse oma nagu väljakutsetega just tegeleda niimoodi otse sinuga rääkides, et see oli nagu väga-väga suur väärtus. Et ma siin mõtlesin ka sellele, et kas ma panen siia mingi piirangu täitsa ette, kuna meil on nagunii praegu nii väike grupp siit, juba siin registreerinud, ütleme sellest tasuta oli väike, et ma ei usu, et siit nii suur tuleb, et see saab samamoodi selline mõnus väike grupp olema, personaalne lähenemine, kus me saamegi iga nädal omavahel täiesti suhelda. Need Zoomi kõned on niisugune tund-poolteist pikad ja seal siis saamegi lahata täpselt see, kuidas sinul see nädal läinud on ja mis on need sinu järgmised sammud ja mis on need takistused, et vaatame süviti sisse kõigesse. Ma mäletangi täpselt seda, et ma olin nagu pidevalt just sellel oli esmaspäeva õhtuti oli see Zoom ja siis ma mäletan, kuidas ma olin pidevalt lapsega jalgpallitrennis ja siis ma nagu jalutasin ise samal ajal nagu ja siis, kui see lõpuks oli läbi, siis oli nii, et okei, et nüüd ma siis kõnnin siin ja niimoodi nagu oma ette olen, et see on see koht nagu võib-olla külvata, mida sa võid on ju natuke mõelda, et kuidas siis inimesed siis hakkama saavad, kui sind enam ei ole, kui see kursus nagu läbi saab, on ju, et see järjepidevuse hoidmine on hästi-hästi oluline või kuidas seda järjepidevust hoidmine nagu halb sõna on ju, et kuidas seda nagu tekitada inimestes nii, et see nagu jääks sinna sisse, on ju. Et see on nagu oluline, et see nagu kinnistuks nendesse täielikult. Ma näen, et see taastub sellele miksi taha ikkagist, miks sa seda teed, see soov on nii tugev ja sest, et ma andsin teile nagu abivahendid, küll sa ütlesid, see tabeli täitmine iseseisvalt, sest ma tegin selle tabeli 10 nädala peale ja siis sealt edasi nagu siis jooksis kärratas sul kõik kokku. Et selle tabeli täitmine muidu on nagu üks tööriist ja neid tööriiste nagu veel, kui sa neid rakendad, siis sa püsid järje peal, aga see minu mõte oligi luua nagu kuupõhine Ebilim Kuld pakett, mis ongi iganädalane mentorlus, et see ongi täpselt, kas sa käidki nii kaua, kuni soovid, et sa võid igal ajal ära lõpetada, sa võid tulla, on ju, kui tunned, et jälle on vaja seda abi, et ongi kuupõhine, praegu on lihtsalt võimalik nagu terve aasta ja siis sinna juurde tuleb siis terve hunnik igast preemiaid ka, millest ma siis pärast uuesti räägin. Et muidu see ongi see, ta ongi mõeldud niimoodi, et sest et me ei jõua üksi, mina tahan ka tegelikult nagu kellegi koos teha, sellepärast ma teen. Ma ei tee ainult nagu teie pärast, vaid ma teen suures pildis enda pärast, sest see on mulle ka ülitugevaks motivaatoriks tegeleda asjadega. Ja minu esimene põhjus selle loomiseks oligi see, et ma tahan nagu kellegi koos, aga miks mitte siis teha niimoodi, et ma pakun samal ajal teistele võimalust ja siis liikuda. Sest üks asi ongi vaata olla on ju niimoodi oma mõtetega mingi pusida ja siis muidku niimoodi reageerida igale võimalikule väljakutsele, mis kuskil internetis sulle ette popsab, on ju. Aga teine asi on ju pühenduda mingile kindlale pikemale sellisele projektile või nagu coachingule, juhendamisele, toetusele ja sellele grupi toetusele. See on nagu nii äge, et kõik inimesed on nagu selliste sarnaste väljakutsetega nagu koos ja samal ajal muidugi väga erinevate väljakutsetega, aga kõik nagu püüdlevad sellise oma suure eesmärgi poole ja see on nagu nii äge nagu ollagi nende inimestega koos, sest muidu vahepeal on tunne küll, kui ma ei tea, minu sotsiaalmeedias tunned, et kõik on nii edukad, on ju ümberringi, aga me ju näemegi ainult seda, mida nad postitavad ja me näemegi seda suurt edu ja neid kihvti turundust ja kõike, on ju. Üks moment. Ma saan ise rääkida samal ajal siia juurde, sest et ma räägin asjad, mis tulevad tegelikult juurde võrreldes siis sellega, mis oli meil aasta tagasi. Esiteks on see, et tuleb professionaalsel projektihalduskeskkonnal iga ühel oma projektid, mida ta saab hallata, mis on siis minu aasta eesmärk ja siis mis on selle sammud, ja sa saad nagu ajakava täitsa panna, millal sa seda teed, nagu selles suhtes, et selle eesmärk on näiteks septembri lõpuks ära teha, see on augusti lõpuks ära teha ja mis on need vajalikud sammud ja see on koht, mis ma näen ja see ei ole, mina näen seda nagu selliselt, et see ei ole ainult sinu tööalase eesmärgi täitmiseks, vaid mina hakkan seda tegema oma elu elamiseks, mis ma tahan see kvartal ära teha suhtega seoses, mis üritusi korraldada, mis
üllatusi teha, kuhu minna, mida ma tahan lastega ära teha, siis ma panen kõik sinna ja see on nii selgelt silme ees kogu aeg. Näe, see kvartal ma soovin selle ära teha. Nii, kuhu nädalasse ma tõstan? Siia nädalasse. Teen siin nädal selle ära. Siin nädalas teen selle ära. Nii, kuhu ma see aasta reisid tahan? Paned selle kohe omal sinna ülesse ja siis vaatad, mis on need sammud, mis ma selle jaoks teha saan. See elu loomine läheb nagu veel võimsamaks läbi selle süsteemi, et muidu projektihaldus, inimesed teevad ainult tööga seoses, aga ma näen, kui seda rakendada oma elu elamisele ja oma elu loomisele, see saab olla nagu ülivõimas. Et see on nagu, mis tuleb juurde. Ja teine on see, et kuna Ebelin Foorum on valmis, siis igaüks saab oma eluliini hakata looma. Nagu mis on see, mis sa siis need nädal loomas oled ja kõik saavad kaasa elada, sinna saab kommenteerida, jagada, et see on ka veel juures sellele kõigele, mis me tegime tegelikult. Ja, ma tunnen ka, et nagu, kui ma mingisugust ajakava endal näiteks tahan märkmikusse kirja panna, mida mul kõike teha on vaja, siis tegelikult see taandub kõik mingisugusele ettevõttega või mingisuguse tööasjadega tegelemisele, on ju. Ma päriselt ei pane kalendrisse kirja endale, et ma tahan nüüd 2 tundi lastega tegeleda. Ja siis ongi see, et ja siis lõppude lõpuks ma ei tee nagu midagi, vaata nagu 100%. Sa räägi edasi, ma toon ühe märkmiku siia. Ja, et lõppude lõpuks ongi, et sa ei tee mitte midagi 100%, et põhimõtteliselt on ju perekond kannatab, ma ei tea, paarisuhe kannatab, sest et sa üritad kogu aeg olla järje peal mingi oma asjaga, mingi oma asjaga, mis minul on siis üritan siin mingi oma äriplaani kirjutada, on ju, ja siis ma ei tea, natuke siin mingit oma tegemisi teha, aga tegelikult terve mu elu on ju minu tegemine nagu, et kuidas seda, ja siis ongi see, et kui sa seda kõike nagu ei suuda hallata, siis ongi siuke pidev ärevus, on ju, ja siuke segadus sees ja segadus väljas, ma ei tea. Siis on see, et sul ei ole aega kodu koristada, ei ole aega mingi kvaliteetset toitu endale teha ja siis ei ole aega trenni teha, on ju, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Et see on nagu ülioluline nagu kõikides nendes valdkondades järge hoida ja noh, ja kuidas seda saavutada veel nii, et kui üks suur toetuse grupp või see mentorlus ükskord läbi saab, on ju, et inimene peaks saavutama selle, ta suudab sellega ise hakkama saada, on ju. Ja ma toon lihtsalt, et te saaksite aru, kui võimas see tegelikult on ainult see üksi, lihtsalt see liikmelisus, see projektihaldus, sest kus see kõik idee pihta sai, on see, et mul on selline märkmik, kus mul on siis aasta eesmärgid 12 erinevas valdkonnas, mida ma tahan see aasta ära teha. Ja ma panen ka siis kvartalipõhiselt, et mida ma soovin kvartalipõhiselt teha. Aga kuna ta on paberi peal, ta on nagu kuskil ära. Ja siis ta on nagu kvartalis, nii palju asju jääb tegelikult tegemata. Sest et ma tegelen to-do list, mul on to-do list nagu kus kogu aeg. Ja ma näen, kui sellest luua nagu to-do listi, panna need kõik sinna projekti sisse, ta on kogu aeg sul ees ja annab sulle märku, näed, see kvartal sul oli see eesmärk siin, on ju. Nii, kuhu ma nüüd ta siis võtan, mis nädala ma panen. Et sa saad nagu ühes kohas hallata kogu oma tegelikult sellist elu, mida sa tahad kogeda. Just nimelt, mida sa tahad kogeda. Siin on see, et on ju, mis raamatud ma tahan ära lugeda, mis kursused ma tahan ära teha, kuhu ma reisida tahan, mida ma osta tahan omale näiteks. Kõik saab siia sisse panna ja siis sa loodki oma elu sellisel kujul. Et mina näen, et see saab nagu üliäge teekond olema. Just juba see osa seal. Just ja samal ajal saab see plaan ju tegelikult ka jooksvalt on ju muutuda, et see ei pea nii olema, et jaanuarist panen nüüd kõik kirja 1. jaanuar on ju, mis ma terve aasta teen ja et tegelikult saad sa läbi vaadata just ja väga hea, kui see on pidevalt, et sa pidevalt saad seda nagu analüüsida on ju. Ja ümber võib-olla mõelda. Ja, et see ongi, visioon ei ole kunagi ka see, mis on neile näiteks, kes siin tegi harjutusi kaasa, need väärtused, need ei ole kivisse raiutud, sest et meie teadlikkuse kasvamisega muutuvad ka meie eluväärtused tegelikult. Ausus ei olnud minul üldse nii tugevalt varasemalt nagu üleval, nüüd on nagu ausus üks põhilisemaid asju, et olla ehe ja aus nagu igas olukorras, nii palju kui see ego mul võimaldab oma hirmudest sõltuvalt. Et see on minu üheks tugevamaks väärtuseks nüüd, et aga varasemalt ei olnud, see ongi, mida kõrgemale meie teadlikkus läheb, väärtused muutuvad ja läbi selle muutuvad meie eesmärgid. Eks kogu aeg see muutub, see ongi see elu loomine, aga see võimaldab nagu niimoodi süsteemselt, sul on need asjad
ees ja siis pärast sul ongi vaatad tagasi näiteks aastad, mis sa kõik ära tegid, see on nagu nii äge, näe, ma käisin seal reisil ja palju rohkem. Kes on tundnud seda, et kui sa paned ükskõik mis eesmärgid omale, väikse asja, näiteks see reis või mingisugune külastus, kui sa paned paberi peale kirja, et see läheb nagu paremini täide, kui sa võtad omale selle kuskile. Nii ka võrreldes see, kui see on sul lihtsalt mõttes, et ma võiks selle sõbraga korra kokku saada näiteks. Pole ammu lapsepõlve sõpradega kokku saanud. Kellel on näiteks unistus see või soov, et võiks mingi vana sõbraga uuesti kokku saada, ühendust võtta. Ja see on lihtsalt kuklas kuskil. Sa paned selle omal sinna listi, sellel on tähtaeg ja siis selle jooksul vaatad, millal selle ära tehtud saad. Et sellisel kujul teadlik elu loomine, see on nagu äge. Aga kuidas sa, Katrin, tunned, sest et me ei jõudnud selle 10 nädalaga seal päris sinu eesmärgini välja, aga ma nägin, et sa suutsid selle tegelikult pärast täide viia. Ehk siis 2,5 kuud sul alguses, sa olid nagu väga kaugel sellest, olid igasugused hirmud, takistused, mis kõik sul seal tee peal oli, ma mäletan seda teekonda. Ja siis hakkasime lahti arutama kogu seda asja ja siis lõpuks jõudsidki oma tootega täitsa välja ja kuidas sul läheb, et kuidas sul see teekond nagu oli seal? Jaa, kusjuures ma praegu isegi ei olnudki seda nagu nii väga analüüsinud, et hea, et sa selle praegu välja tõid, et tõesti praegu mul on nagu teistsugused nagu eesmärgid küll ka samas valdkonnas, aga olin ma lihtsalt nagu selles kohas, et ma tahaksin hakata naistele tegema mingeid liikumistunde, on ju, et eesmärk praegu on see formuleerunud nagu natukene konkreetsemaks ja selgemaks ja nagu mu sihtgrupp on nagu kitsamaks muutunud ja mida ma täpselt nagu, millele ma suunata nagu tahan oma need liikumistunnid naistele ja millega ma täpsemalt tegeleda tahan, et see on selline spetsiifilisem teema juba. Aga tol hetkel oli see üks suur ümmargune mull, et lihtsalt kuskil pärast oma teise lapse sündi mul hakkas see nagu tekkima, need ideed on ju selline toetus naistele seoses vaagnapõhja probleemidega ja diastaasiga. Ja nüüd on see nagu muutunud kuna ma ise olen nagu hästi selline, kuidas öelda, ei taha nagu mingi kiidelda siin, et nagu terviseteadlik või siukene, et väga oluliseks pean nagu liikumist enda elus, siis ma tahan seda lihtsalt nagu edasi anda teistele naistele ja tõesti selle 2,5 kuuga ma jõudsingi selleni, et ma tegingi ja ma paningi Facebooki selle postituse, et nüüd ongi tule ja siin tulebki see tund ja see oli nagu kõige hirmutavam asi, mida ma kunagi teist teinud olen, et nagu panedki üles iseenda pildiga nagu, et tule minu tundi, et ma ei ole nagu mingi treeneri taustaga inimene või midagi sellist, et see on nagu nii suur nagu eneseületus oli mulle, et jah, ja niimoodi vaikselt ma olengi nagu teinud oma tunde ja nüüd tahaks selle nagu formuleerida nagu pakendada nagu mingisugusesse nagu rohkem. Liigadus vahepeal korraks ära. Ma ei tea, kas teistel oli ka, viimane oli see, et nüüd ma sooviks seda pakendada mingisugusesse. Nüüd on kuulda mind või? Ja, ma ei tea, kas teistel ka oli, mina ka taas ei kuulnud, aga igaks juhuks räägis uuesti. Et jah, et pakendadagi see nagu on, kui nii-öelda mitte lihtsalt teha nagu midagi mustalt on ju, et tahaks nagu tehagi oma ikkagi ettevõtte ja tehagi oma kursuseid, oma tunde, et teha seda nagu päriselt ja nagu see on nagu minu eesmärk nüüd siin, ütleme nii, et järgneval aastal siit, et kuhu ma tahan edasi minna, et väga põnev. Et väga äge. Ja mis nüüd veel kõik võimalik on ju. Kui sa korra lähed tagasi sellesse sinna aasta tagusesse aega, et kuidas sa jõudsid selle ületuseni, sest arvatavasti, kui sa vaatad liitusid, sul ei üldse mõtetki seda, et ma teen mingi postituse ja sa ütlesid, see oli nii suur eneseületus, et kuidas sa selleni jõudsid? See oli nagu pidev selline progress. Ma mäletan, sa ikka lükkasid seda vaikselt edasi ja siis lükkasid edasi, siis ma urgitsesin sinu mingisuguseid mustreid ja mingid hirme ja vaata ongi see, et kui siin Zoomis ka iga nädalaselt mingi räägid sellest on ju ja mõtled, siis nagu lõpuks oli juba siuke tunne, et nagu kaua ma nagu lihtsalt nagu räägin, et siin ei olegi seda kohta, et nüüd, kui ma õpin nagu siin nagu mingi selle ära või osalen veel sellel kursusel ja tollel kursusel ja 3. kursusel, et siis ma nagu julgen selle, ma ei tea, postituse teha Facebooki. Seda ei juhtu nagu mitte kunagi. See tuleb kuskilt iseenda seest võtta, et jah, mul on küll, ma tunnen, et mul on praegu nagu väga palju tehniliste teadmiste puudus
et kuidas sihukesi asju teha, on ju. Aga see kõik nagu ennem on nagu vaja midagi hoopis muud, on ju, kui lihtsalt seda pakendamisoskust, et kui sul on niisugune enesekindlus ja lihtsalt julgus peale hakata ja julgus tegema hakata, siis küll saab seda nüüd jooksvalt igasuguseid neid selliseid tehnilisi asju ka õppida ja teha. Et ühelt poolt ma nagu olengi mõelnud siin ühe teise kogukonnaga on ju liituda, mis õpetabki niisugust tehnilist poolt, aga ma tunnen, et mul on veel vaja nagu iseenda sees kasvada tegelikult väga palju, sest ikka on hästi palju hirme ja mõtteid, et ma ei ole nagu mingis kohas on ju piisav ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et teha mingi seda või toda või kolmandat. Et need asjad tuleb nagu enda sees nagu hästi põhjalikult läbi töötada. See resoneerub väga hästi sellega, mis ma eile ütlesin, et kes sa pead olema, et sa jõuad hoida oma eesmärki, et sa pead olema sellel tasemel, et sa suudaksid selle eesmärgiga hakkama saada, et sa oleksid seal kerguses, et sa pead selleks inimeseks saama, ja sa praegu nagu tõidki välja, et tehnilised teadmised on nagu puudu, aga et omada seda eesmärki, tegelikult seda kohta, elada selles kohas, ma pean olema natukene suurem, kui ma praegu olen, ütleme niimoodi, et mul on mingid asjad, mis ei luba mul veel olla seal, et see ongi see takistus ja see ongi see, mida me koos saamegi läbi nende pisikeste sammukeste ja vestluste teha. Ma küsin su käest sellise küsimuse veel, et kellele see sama mentorlus, et me tegime küll sinuga 2,5 kuud, on ju, aga nüüd aasta ja siia juurde veel need kõik muud asjad, kellele see oleks nagu hea selline, kellele see vajalik oleks, kellele see sobiks? Igal juhul sobib see sellisele alustavale ettevõtjale, sobib see eelkõige, kes tahabki mingid ettevõtted looma hakata. Igale inimesele, kes tahab oma kehaga näiteks on ju jõuda mingisuguste uute eesmärkideni, kes tahab oma meelega jõuda, kes tahab võib-olla sul ongi nagu mingisugused ärevus või ma ei tea, depressioon, mida iganes, et iseenesest igas valdkonnas saab. Ja kuna sa tegeledki ju kõikide valdkondadega, inimene saab sealt välja noppida endale ju ka need, millele ta tahabki rohkem rõhku panna, et kui sul on nagu kehateemadega on kõik korras, siis sul on ju lihtne, on ju, paned selle oma eesmärgi või oma visiooni kirja ja sa võib-olla tunnedki, et see ongi praegu, ma juba elangi seda visiooni, on ju. Aga võib-olla sul on igal ühel meist on mingi teine valdkond, mis ei ole nii hea ja siis sa saadki selle ja sina ju aitadki selle oma valdkonna täpselt sõnastada ja mis vajab nii-öelda korrastamist ja organiseerimist ja siis sa saabki seal oma visioonid kõik paika panna ja hakata liikuma nende pisikeste sammudega oma eesmärkide poole, et ükskõik mis iganes see eesmärk ju on ju. Nagu sa oled siin juba rääkinud ka tõesti absoluutselt ükskõik mis, ma ei tea, et sa tahad mingi 5 kilo alla võtta või tahad on ju rohkem painduda või tahad oma ettevõtet teha või ma ei tea, tahad, et su suhted lastega oleksid paremad, on ju. Või et su paarisuhe või et sul ei olegi kaaslast, et sa tahad endale kaaslast leida, et milline inimene sa pead olema selleks, et leida endale sellist kaaslast, nagu sa unistad ja mis iganes valdkond tõesti, et ei ole nagu piire. Väga äge, sa räägiksid nagu mina praegu, see on nii äge, siis sa oledki, ma tean, et sa oled mind jälginud juba päris pikalt ja saadki aru, mida ma tegelikult teen. Ja sellepärast on mul olnud raske inimestele nagu ennast kuidagi sihtgrupina viia, sest et see valdkond ongi nagu nii lai ja nüüd ma olengi aru saanud, et ma keskendungi sellele, et ükskõik mis eesmärk, ma aitan sul neid läbi strateegiliste struktuursete rütmide, sest need on struktuursed rütmid, mida me teeme. Läbi struktuursete rütmide me saavutame ükskõik mis eesmärgi. Et võib-olla ongi see koht, et inimeste jaoks võib-olla selline väga üldine lähenemine on, võib-olla ongi, sa pead hästi palju ennast kogu aeg nagu selgitama ja seda lahti seletama, tegemagi neid 2-tunniseid webinare, et inimesed üldse saaksid aru, mida sa mõtled, on ju. Sest et minu jaoks ka see, ma saan väga hästi aru, et neid valdkondi ongi hästi palju, nagu millega me peame tegelikult iga päev tegelema enda elus. Aga see ongi see, et inimestel võib-olla selline mõte sulle ka on ju, et võib-olla ongi, et inimesteni kergemini nagu neile ligi pääseda, siis on võib-olla lihtsam valida endale vaata mingisugune konkreetsem sihtgrupp vahepeal on ju, aga sa oled ka ju seda tegelikult teinud, on ju, et sa oled ju teinud ka ainult, mis on nagu keskendunud liikumisele
ja enda keha teemadele on ju, et sa oled ka sellega juba ju teinud oma kursuse eraldi meditatsioonikursuse on ju ja et sa oled nagu ka lähenenud kitsamalt. Ja tegelikult, mis mul nüüd kokku jooksis, ongi see, et ma lähengi suunaga, sihtgrupp on nüüd alustavad ettevõtjad, väikeettevõtjad või ettevõtted, mis soovivad skaleerida oma siis ettevõtet, et ongi näiteks saavutada, kuidas ma saan astuda välja sealt, kuidas ma saan saavutada selle vabaduse, et ma saaksin ettevõtte nagu nii suureks, et ma ei pea enam ise seal sees olema, et see on see nišš ja sellest lähtuvalt ma ütlen kohe ära, et kes siin praegu see pakun, mis ma teile, millest ma kohe siin räägin ka, see on nagu mega soodsa hinnaga, sest et kui ma lähen ettevõtluses, et ettevõtted maksavad sellise töö eest, mida me nendega teeme nagu 1000 eurosid. See, mis te saate teha praegu siin minuga kaastules, see on nagu hea. Aga suured tänud sulle selle jagamise eest, et väga-väga äge. Tahad sa midagi veel lõpuks öelda lõpetuseks? Jaa, ma tahtsin veel seda öelda, et kui eelmine aasta, kui me nagu koos toimetasime sinu kursusel, et siis olid sa natuke nagu teistsugune inimene, et ma nagu olen sind ka nagu jälginud siin on ju, ja ma näen seda, et sinus on tõesti nagu selle aastaga mingisugused sellised, et ma arvan, et sa oled ise endasse nagu kuidagi rohkem kohale jõudnud, et sinus oli eelmine aasta võib-olla rohkem sellist tehnilisust ja sellist ärategemise selliseid, et kuidas mingeid asju nagu teha hästi korrektselt ja hästi õigesti. Et nüüd oled sa nagu sinu selliste vaimset poolt on minu meelest nagu juurde tulnud minust, et seda on väga äge näha. Aitäh sulle. Ja nagu ma olen rääkinud, see kõik on see, et ma tegin see aasta algusvaliku, ma keskendun see aasta oma sisemisele arengule. Sest enne ma pressin lihtsalt välist. Ja nii kui ma tegin selle valiku, nädal aega hiljem tuli minu seinale, nagu ma ütlesin, ma ei surfa Facebookis, aga minu seinale tuli kuulutus mees, naine minu sees, kuningliku perekonna ärkamine väljakutse aastane. Ja mul ei olnud üldstegi kahtlust. Ma hüppasin sisse ja see on totaalselt minu sisemaailma pihuks ja põrmuks kõigepealt löönud. Ja nüüd kasvab täiesti uus Armin siit välja. See on nagu äge. Ja nagu ma siin olen mitmeid kordi maininud, ma olen selline katalüsaator praegu inimestele, kes minu kõrval on. Et mingid protsessid lähevad siit käima kõik. Aga suur aitäh sulle, Katrin, et tulid jagasid. Et nii äge. Ja nii äge on näha seda teekonda. Et just oligi, sealt tuli see sinu nii-öelda kuidagi hüpe nagu põmm ja tulid välja ja nüüd hakkad kasvama seda, et see on nii äge. Aitäh sulle. Ma oleks võinud alguses juba tegelikult panna selle spotlighti, ma olin siin üksi ekraani peal. Kas Marena, kas sa oled ka olemas muidu praegu? Kas sa tahaksid tulla oma kogemust lihtsalt lühidalt jagama, mis sinuga juhtus? Kui sa oled olemas. Ja mulle sobib hästi see mõte, et firma eest vedada versus tööobuse rollist. Olen olemas, kaamerisse panna, aga kas sa rääkida saad? Heliga rääkida saad? Vaatame, kas heliga tuleb. Nii. Mikrofon on maas, aga me ei kuule sind. Vist ei saa kahjuks. Kahjuks ei saa. Ma võtan lühidalt selle kokku. Sa võid siia muidugi chati ka kirjutada, kui sa viitsid oma lihtsalt lühidalt seda kogemust, mis meil oli. Igatahes meil on käimas selline väljakutse nagu meelerahu väljakutse, et meelerahu ja elurõõm siit ma tulen, mis on selline sisemise muutuse loomise väljakutse. Ja seal ta võitis ühe vestluse minuga, pooletunnise vestluse minuga ja siis me vestlesime erinevatel teemadel, mis nagu suuremad praegused meelerahu, ütleme, stressi tekitajad on. Ja ta kirjutas mulle pärast kohe seda vestlust, et ma ei tea, mida sa tegid minuga. Ma näen maailma hoopis teistmoodi. Järgmine päev kirjutas mulle uuesti, et sa häkkisid mingi Da Vinci koodi lahti ja nagu mida sa minuga tegid ja kui ma vaatan tema nüüd seda, kuidas ta oma elu elab, just kuidas ta suhtub asjadesse, mis tema ellu tulevad.
see on nagu täiesti öö ja päev võrreldes sellega, mis, no ma ei tea, mis sul ennem oli, aga igatahes, mis sa rääkisid, sind ärritasid hästi paljud asjad eelnevalt ja nüüd see rahu, mis sa oled leidnud enda sees, oma tegemises, oma tegemistes, kõik väljakutsed, mis su ellu tulevad, sa vaatad neid hoopis teistmoodi. Et see on nagu nii äge vaadata seda ja see on 5 nädala töö, mis siit toimunud on. Et äge, seda on nii äge. Kahju, et sa ei saanud praegu ise seda kõike jagama tulla. Kirjutab sinna, ma nägin järsku nii selgelt, miks mul kogu aeg viltu veab ja kuidas ma neid ise endale ligi tõmbasin. Me vaatasime jah, külgetõmbeseadust, me vaatasime Marena seda sisevestlust, et mida ta endale räägib kogu aeg, kuidas ta loob omale nagu probleeme järjest elus ja kuidas ta omale nii-öelda sitta kaela tõmbas kogu aeg. Ja siis tegime selle sisemise muutuse 1 pooletunnises kõnes, lihtsalt paari nuppu vajutasin ja sai see muutus tehtud. See ei tähenda seda, et igaühega, kes minuga nüüd vestleb, on ju, et me teeme kohe sinu sees nagu täiesti muutuse. See on täpselt see, et kui valmis oled sina sel hetkel muutuma nagu ja kui hästi need nuppudele pihta saame. Aga see oli see jah, ja tekkis see arusaam nagu sellest ja hakkas looma teistmoodi. Ja siis ma nägin ka nende viltu vedamiste vahel ka neid kingitusi, ehk siis nägin, kuidas mingi jama samas hoopis hea oli. Eks jah, hakkas nägema muda sees teemante. Et sealt hakkabki see elu muutus pihta, et me õpime nägema negatiivseid asju, mitte negatiivseid asju, aga asjad, mis tunduvad meile ebameeldivad ja takistused või tõmbavad meid kuidagi rajalt maha, siis mis kingitused seal sees tegelikult on. Aitäh, et sa kommenteerisid siin. Et siis see muutus sai loodud seal. Aga ma nüüd jagaks siis seda, ma natuke räägiks rohkem sellest, et mis siis kõik on võimalik sul saada ja luua ja mida võimalik siis koos teha on, kui sa valid, jätkad seda teed. Aga enne seda veel, ma tahaks sinu käest küsida mingeid küsimusi ka. Kõigepealt ma küsin sellist asja, et kas see koos viibimine, mis siis eilne sessioon ja siis täna ka siin erinevate asjade lahkamine, kas see on loonud sulle väärtust ja on su pilt selgem, et sa võid kirjutada siia kommentaaridesse kohe jah. Või vasta siis lihtsalt, tõsta käsi üles ja lehvita, et jah, see on loonud sulle väärtust. Näed, tulevad siin vastused. Nii, siis järgmine küsimus on, või järgmine asi, too korraks oma see suur eesmärk uuesti silme ette. Et mida sa soovid luua ja mõtle, mida see su elus luua aitab, et kuidas see su üldist elukvaliteeti muudab, et kui sa saavutad oma eesmärgi, milline su elu välja näeb, kuidas see mõjutab su elu, üleüldist elukvaliteeti, kuidas sa tunned ennast, mis emotsioone sa koged. Et too see nagu omale kohale siia praegu. Taju seda emotsiooni, tunned seda emotsiooni. Nüüd mõtle korraks selle peale. Mida sa kaotad, kui sa selle nimel midagi ette ei võta? Mida sa kaotad, kui sa selle nimel midagi ette ei võta? Selle suure visiooni nimel. Ja nüüd küsin su käest, kas sa soovid selle täitumist? Kes soovib oma eesmärkide täitumist? Unistuste täitumist? Selle elu täitumist, mis sa oled oma peas loonud ja soovid elama hakata. Kas sa oled valmis selle nimel pühenduma? Aga nüüd on üks huvitav küsimus sulle. 10 palli süsteemis, kui pühendunud sa oled? Sest et pühenduma me oleme kõik valmis, aga nüüd ole endaga aus ja mõtle, kui pühendunud sa oled 10 palli süsteemis. 100 tuli esimene siit. Väga äge. Jaa, nii äge. 100-ga, pühenduma 100-ga. Nii, kuidas teistel siin on? Teised jagage ka. Kui pühendunud sa tegelikult oled? Ole nagu endaga aus. Vaata enda sisse. 8. Mis siit veel tuleb? Jagage veel. Kirjutage mulle numbreid. Või ei leia vastust või ei julge vastata. Sa ei tea, mis sealt edasi tulemas on. Äkki ma ei taha vastata. Mis see Armin selle numbriga nüüd ette võtab, on ju, mis nüüd tulemas on?
Ja kui sa jaga isegi mõtle enda jaoks peas välja, mis see on. Ja nüüd on järgmine küsimus see, et mis oleks vaja, et see oleks 10. Ajas muutub ka, väga hästi Heiko ütleb, ajas muutub ja see sõltub. Mis on vaja, et see oleks 10? Sa võid mõelda ka nüüd selle peale, mis on vaja, mis selle jaoks sul vaja on, et see oleks 10? Mida sa tunned, mis sul on puudu, mis aitaks sulle saavutada selle 10 pühendumise? On see selline tugevam tahe, on see selgem visioon, on see tugevam miks? On see, mis iganes see on, mis sa tunned, mis ei lase sul olla 10 pühendumise astmel? Järjepidevus, eesmärkide mikside ülevaatamine. Mul on ikka tagataustal mõte, Katrin kirjutab, et see pole võimalik ning seepärast ei suuda 100% pühendada. See oleks nii huvitav koht, kuhu sisse minna. Aga täna me ei jõua kahjuks seda teha, aga sinna võiks täitsa minna sisse, vaadata, et mis uskumused need on ja mis seal taga on, mis loob seda piiravat siis teemat seal peas, et ei usu, et see tegelikult on võimalik. Sellised asjad, need on need asjad, mida mulle meeldib nagu täiega lahata. Vaadata inimesi sisse, võrgitseda seal alateadus natuke niimoodi, keerata mingit uksi lahti jälle, nii, mis meil siin peidus on? Mis meil siin peidus on? Ja siis vaadata, mis sealt välja tuleb. Aga küsimus, kas sa tahad olla 10 pühendumises? Kes tahab olla 10 pühendumises? Jah. Loomulikult jah. Kas sa oled valmis oma unistuste nimel tegutsema? Kui sa nüüd mõtled, kas sa oled valmis tegutsema? Kas sa oled valmis pühenduma? Juba tegutsen. Näed, väga hea, juba tegutsen. Ja kui valmis sa oled? Kui valmis sa oled? Eks ma jagan sinuga nüüd ühte võimalust, mis on võimalik, kui sa valid tulla edasi ja soovid minuga seda teed jätkata terve aasta aega. Ma jagan teiega ekraani uuesti. Vaatan, mis kõik võimalik on luua koos. Koos loomises peitub vägi. Ehk siis me rääkisime, Katrin juba rääkis siin sellest, on siis iganädalane mentorlus, on siis selline kuupõhine pakett, selle nimetus on Ebilim Kuld, see on siis minu selle platvormi pakett, see sisaldab hästi palju erinevaid boonuseid, millest olulisemad ma toon siit praegu välja, on siis iganädalane mentorlus. See saab sisaldama palju erinevaid väljakutseid. Näiteks üks, mis on nüüd plaanis teha, ma tahaks seda teha täitsa Sigritiga koos, sest et see panustab tema kommuunile isegi rohkem kui minu kommuunile, on sotsiaalsest ärevusest üle saamine. Kes tunneb, et tal on raskusi nagu laivide minemisega ja enda nähtavaks tegemisega? Ausalt ja ehedalt. Kes soovib, kellel on vajadus selle jaoks, et ta peab tegelikult ennast nähtavaks tegema, sest sa ei saa muidu oma tooteid välja. Ehk see väljakutse on just suunatud sinna. Ja neid igasuguseid väljakutseid tuleb nädalaseid, 2 nädalaseid. See näiteks see sotsiaalsest ärevusest üle saab olema 3-nädalane väljakutse. Alustame hästi lihtsatest mugavustsooni laiendatest ja lõpetame seal juba, et kus sa oled kaamera eest nagu täitsa vaba. 3 nädalaga loome sinu sees jälle väikese muutuse, mitte väikese, suure muutuse. Sest et kui sa ikkagi ületad oma need sotsiaalse ärevusi hirmud, siis see saab vägev olema. Siis ligipääs minu mindmapile. Et ma hakkan sinna foorumi keskkonda oma mindmappi tegema, et ma olen loonud omale juba väga suure kataloogi erinevatest mõtetest igas nendes eluvaldkonnas, mis aitab mind ennast elada. Et kui ma loen midagi, kuulen midagi, mingid taipamised ja ma tahaks nendest teha mingid postitusi või videod, nendest on loodud sellised toorikud, lihtsalt mingid mõte, siis nendele kõikidele ligipääs, sa saad nagu minu aiu enam-vähem ligipääsu, mis ma kõik kirja panen. Iganädalased grupi mentoruskõned on ju, olid juba, ütlesin, spetsiaalne foorumi sektsioon teekonna haldamiseks ja jälgimiseks, et sul on oma siis sektsioon, kus sa saad oma teekonda jälgida, hallata ja teised saavad siis ka tulla sinna kommenteerida ja on näha nagu täpselt, kuidas sa liigud ja mõtle aasta pärast vaatad tagasi seda teekonda, mis sa oled aasta jooksul teinud, mis olid sinu takistused seal teel. See on nagu nii äge, sul on oma elulugu seal, mida sa saad siis jälgida ja teised saavad ka jälgida. Siis professionaalses projektihalduskeskkonnas oma eesmärkide süsteemne reaalsuseks muutmine. Et võtame projektihalduskeskkonna, ma teen täitsa õpetused, kuidas seda kasutada ja aitan sul luua seda süsteemsust seal ja teeme selle siis nagu koos teoks. Erinevad soodustused kõikidele minu siis kursustele, mis ma tegemas olen ja EBL teenimised.
EBL teenimist, EBL on siis Ebilimi platvormi boonuspunkt, mis võimaldab sul erinevatelt kursustelt kuni 50% soodustust saada. Ja ma ütlen sulle kohe ära, kes sa siin täna oled, kes sa oled juba kogunud EBL-e, kes sa oled ostnud EBL-e, kui oli EBL-i see eelmüük, siis seesama asi, mis me siin pakkumisel on, sa saad juba EBL-idega jälle soodsamalt. Et needsamad EBL-id, mis sa teenid oma tegevusega, kui sa oma unistuste poole liigud, sa saad kasutada neid järgmiste kursuste eest tasudes. Ja tulevikus avan ka müügi, et inimesed, kes soovivad samamoodi soodustust või saada neid privileege, mis EBL pakub, siis sul on võimalik müüa neid maha ka. Ehk siis selle sama liikmesuse sees, need väljakutsed, mis me teeme, sul on võimalik läbi nende koguda EBL-e, mida sa saad kasutada siin samas platvormil või siis müüa tulevikus inimestele edasi. Ja selle aasta, kui sa võtad selle sama kõik nüüd aasta kokku, 44 euri kuu, on aasta 528 euri. Aga nagu ma siin eile juba ütlesin, see pakett, mis on 555 euri, ehk siis natukene juurde kui aasta seda Ebilim kulda, aga see sisaldab nüüd juurde veel. Eesmärgid reaalseks meistrikursus, see on 10-nädalane praktiline kursus, mis sisaldab siis neid samu samme, need 5 sammu käime läbi, mis meil oli, 4 sammu põhimõtteliselt, sest et järjepidevus tuleb meil pärast sinna otsa. Aga 4 sammu siis, mis on siin kirjas ka. Ja mida sa võidad, on siis just sinu jaoks lihvitud eesmärkide omamine, selge struktuur ja strateegia eesmärkide reaalseks muutmiseks, panustav, väestav sisekõne ja mõtteviis, selgus, kes sa pead olema, et oma eesmärgid saavutada. Ja selle väärtus on niisama siis ostes 888 euri. Siis tahtejõu võimendaja tuleb peale seda, meil on väike paus seal, siis tuleb sinna otsa, selle teeme ka koos läbi, sest ma tahan seda ise ka koos veel läbi teha, kuna see oli nii võimas, minu jaoks oli see elu muutev täiesti, totaalselt. Ja see on ilma mingisugust asju ülistamata, minu jaoks oli see elu muutev, kui ma seda materjali ligi pääsesin ja ma tahan seda sinuga koos läbi teha. On 10-nädalane kursus, et detailne ülevaade meie tahtejõu mõjutajatest, iganädalased eneseanalüüsi harjutused tahtejõu mõjutajate märkamiseks. Samm-sammulised tahtejõudu kasvatavad mikrotegemised ja harjumused. Ja siin tuli äge küsimus, kui palju see kursus erineb Sigriti Inspiraatori pluss kursusega. Kohe räägin sellest ka. Ma lõpetan enda ära, siis ma räägin sellest. Nii, ja sa võidad siis kursus lõpuks on sul selge ülevaade, miks su tahtejõud sind alt veab. Et sa tead, kuidas su alateadvus sinuga trikke mängib ja mis paneb meid mingeid asju mitte või tegema ja mis paneb meid midagi tegema, mis meid kahjustab. Et meie alateadvus, meie aju on nagu väga huvitav tegelane, kui me vaatame sinna sisse. Ja olles teadlik alateadvuse pette manöövritest, saad sa kontrolli oma meele üle enda kätte võtta, mis muudab sind lõpuks tahtejõu meistriks. Kes tunneb, et tal on tahtejõuga probleeme? Rasketel hetkedel, näiteks toidu koha pealt, näiteks treeningu koha pealt, mingi söömise koha pealt, ei ütlemise koha pealt, mingisugust asjadele. See kõik on seotud tahtejõuga. Ja mõtle nüüd, kui sa suudad teha valikuid, õigeid valikuid, siis kui sa suudad öelda jah, siis kui sa tead, et sa võiksid jah öelda ja sa suudad öelda ei, siis kui sa pead ütlema ei. Nii, siis sinna juurde tulevad 2 intensiivkursust, sellist lühikest kursust, on 5-päevased intensiivkursused. Üks on siis järjepidevus, kus sukeldume süviti sisse järjepidevuse, mis on siis see, miks me ei suuda järjepidevust olla ja kuidas luua loomulik järjepidevus, mis on see taga, sest me kõik oleme järjepidevad tegelikult. Ja sellega kaasas, need käivad nagu ühte patta, on see sama lõpp edasilükkamisele. Et mis põhjustab edasilükkamist, mis on motivatsioon ja kuidas see teadlikult nagu juurde luua. Kuidas prioriteetide seadmise abil ajaline vabadus leida. Eks kellel on tunne, et tal on ajaliselt nagu nii palju asju, et ei suuda keskenduda ja on nagu üle küllastunud kõik. Ma tean, Katrinil oli siin see teema. Ma olen järjepidev edasilükkamises just. Väga hea. Ehk siis, kuidas nagu seada prioriteete nii, et sul tekib ajaline vabadus. Et kui sa õpid oma aega planeerima, siis sul tekib aega juurde. Siis sa õpid eraldama omale aega ja sul on võimalus tegeleda asjadega, mis sulle näiteks meeldib vabal ajal teha. Ja kuidas produktiivsus tervislikult uuele tasemele viia, et kuidas saavutada superproduktiivsus. Et mina olen siin 3 aasta jooksul päris palju erinevaid produktiivsuse viise õppinud, kasutanud, rakendanud, proovinud ja ma olen leidnud siis sellise, mis on tervislik. Et vahepeal oli see, et mis oli mentaalselt hästi kurnav, aga sa suutsid hästi palju ära teha, aga see oli sisemiselt päris kurnav. Et mis on siis see nagu tervislik produktiivsus, kuidas seda saavutada.
Ja siin järjepidevuse juures on siis, kuidas saavutada pidurdamata järjepidevus ja kuidas meie lugu järjepidevusest üldse paneb meid loobuma. Et siin on nagu päris palju asju ja boonusena kaasa, need kõik lähevad siis selle sama tegelikult selle sinu suure eesmärgi või suure elu loomise juurde, need kõik täiustavad seda ühte tervikut. On see, et mul on see visioon elust, kuidas ma tahan oma elu elada ja mis aitab mind sinna jõuda. Need on need vahendid, tööriistad, mis aitavad sul seda visiooni täide rohkem viia. Need on siis kursused siin on ju all ja see Ebelim kuldpakett, see on siis see nüüd iganädalane mentorlus, millest Katrin käis siin rääkimas, kuidas me iganädalaselt siis koos liigume kogu seda teed. Jälgides neid samme, vaadates oma alateaduse, tegeledes oma hirmudega, pannes paika oma järgmiseid fookuseid, järgmisi samme, strateegiaid, muutes oma strateegiad vastavalt siis, kuidas meil läinud on ja edasi. Aga tuleb boonusena juurde ka 10-nädalane praktiline siis meditatsiooni algkursus. Kui sa ei ole kunagi mediteerinud või oled proovinud ja ütled, et meditatsioon ei ole sinu jaoks, siis see meditatsioonikursus on just ideaalne, sest me alustame 5 minutist ja teeme just selliseid hästi lihtsaid, et ei ole olemas valet mediteerimist, et see ei ole võimalik mediteerimisele alt kukkuda, alt minna. Et ma tean, et mul on olnud päris mitu inimest, kellel ei ole mediteerimine meeldinud ja tunnevad, nad on nagu kehvad mediteerijad ja kui nad seda läbivad, siis saavad aru, et mediteerimine ei olegi see, mis ma arvasin, mediteerimine on. Et see on samamoodi hästi ja isegi kui sa oled juba professionaalne mediteerija, näiteks Katrin, kes käis rääkimas, ta kirjutas, et ta ka samamoodi hästi palju erinevaid meditatsioone proovinud ja siin ta sai nagu täiesti uue jälle vaatenurga, mis võiks meditatsioon olla, kuidas luua seda teadlikkust ja mis see siis annab, mis see võidad läbi selle, kui sa seda teed. Nagu üldse, kui sa mediteerima hakkad, just neid teadlikkuse meditatsioone tegema hakkad. Kõrgem stressitase ja madalam üldine stressitaluvus. Ei, siin on midagi sõnastust, mitte stressitase. Ei ole, kõrgem stressitaluvus on üldine stressitaluvus ja madalam üldine stressitaluvus. Siin on vale pidi läinud. Igatahes, sul on kõrgem stressitaluvus ja madalam stress. See on see üleüldine stress. Parem emotsioonide juhtimine, enesekontroll. Parem eneseteadlikkus, parem tähelepanu ja keskendumisvõime, kiirem info omandamise ja arusaamise võime, suurem üldine rahulolu. Eks kõik, mis aitab jälle tegelikult seda suurt visiooni täide viia, sest et mida rohkem sa saad aru, mis toimub sinu peas, mida rohkem sa suudad keskenduda, fookuses olla, paremini aru oma alateadlikest mustritest, märgata neid ümber keerata. See kõik panustab selle samale suure visiooni täide viimisele. Ja siis unistuste elu käivitaja meditatsioon on selline, seda on 2 pikkuses, üks on 15 minutit ümmarguselt, teine on siuke 35, mis on koos kehaskaneeringuga. Et see on võimas käivitaja sinu päevale, mis avab sinu tegeliku väe ja potentsiaali. Et see on mind väga palju minu elus aidanud, eriti rasketel hetkedel. Ma võtan selle, see on minu enda poolt loodud täiesti, et võtan selle, panen selle käima ja tõmban oma energiat hommikul nagu täiega üles ja siis lihtsalt ma tahaks juba päevaga pihta hakata, et see saab nagu väga äge olema. Ja eluvaldkondade põhjalik analüüs, see on 2,5-tunnine personaalne 12 eluvaldkonna süvaanalüüs, et mida Katrin käis siin rääkimas nendest erinevatest valdkondadest, siis see analüüs annab sulle praeguse hetkel nagu ülihea ülevaate, mis sul praegu elus toimub erinevate eluvaldkondadega seoses. Seal on üle 120, üle 220 isegi mingisuguse küsimuse või väite erinevat valdkondade kohta siis, mis annab sulle siis tervikpildi lõpuks, mis su elus toimub. Ja seal me vaatame ka siis, mis on need takistused, kuidas neid ületada, kuidas saaksid muuta ennast ja mis on siis järgmised sammud, mida sa saad siis kohe tegelikult rakendama hakata selle kuupõhise liikmesuse sees, need iganädalased. Et see annab sulle hästi hea nagu baasi. Eks kokku on kogu selle kompoti väärtus muidu 1997 €, aga praegu siis nüüd kuni pühapäeva õhtuni on selle hind sulle vaid 555 €. Ja nagu ma ütlesin, see sama asi, ma hakkan minema ettevõtlusesse, siis seal need hinnad lähevad suuremaks. Et sul on võimalik tulla praegu kaasa selle kõigega nagu juba niigi soodsa hinnaga, arvestades, et jah. Aga tulles siis vastu neile ka, et kui sul ei ole sellist summat korraga välja käia näiteks, siis sul on võimalik tasuda 3 osas, on 3 × 187, eks iga kuu tagant tuleb üks makse. Ja siin all siis on ka see, et on kiire otsustaja boonus, et valides aastase paketiga liitumise enne laupäeva, saad sa
just nagu täna õhtuks siis. Ehk siis täna õhtuks enne laupäeva saad sa boonusena kaasa personaalse 20-minutise strateegia kõne. Saad minuga siis üks-ühele kõne ka, kus vaatame sinu asjadele sisse. Need, mis sa eile tegid, need ülesanded, mis me eile tegime, et me vaatame koos need üle. Sa saadad need mulle ilusti ennem ära, ma vaatan need üle ja siis lahkame sinuga koos. Ja sul on tegelikult võimalus kahte moodi liituda. Sa võid liituda siis 40 euri kuu, kui sa soovid, aga siis ongi ainult see esimene. See, mis ma siin alguses rääkisin. See Ebilin Kuld, siis kõik need muud boonused siit jäävad ära. See meistrikursus või tahtejõu võimendaja, kõik muud asjad. Et sul on võimalik kuupõhiselt tulla 44 euri. Aga kui sa otsustad terve aasta korraga maksta tegelikult, sest et 528 oli terve aasta korraga, see üks, sa saad kõik juurde, kõik muud asjad, mis siin on. Et siis selline vägev pakkumine ja tegelikult on siin veel, ma tulen nüüd siia suurelt tagasi. Stop share, vastan siin ka küsimustele, aga enne veel. Ja kui me lahkame selle summa kuude peale, see on 46 euri kuu, 46 euri 25 senti on see kuutasu. Mu küsimus on see, et mis on sinu unistused ja sinu eesmärgid sinule väärt? 46 euri on kuutasu. Et lihtsalt jälle perspektiivi natukene sellist. Ja siin siis Ulvi küsis. Ja nüüd ma räägin siis võimalustest, et mis siin on nagu soodustuseks. EBL, kui sa omad EBL-e, sa saad 20% tasuda siis EBL-ides. Ja üks väike asi veel, see on küll seal toote lehel ka, kui sa valid selle toote, kui sa valid selle paketi, kui sa soovid maksta, see tuleb e-mailis ka, aga ma selgitan selle siin ära ka, et kuula praegu hoolega. Kui sa soovid tasuda osamaksetena, siis vali see täispakett, aga vali panga ülekanne makseviisiks. Ja siis tuleb sulle panga rekvisiidid ja tee nüüd see esimese osamakse nagu ise ära. Ja kui sa saad soodustust, kui sa kasutad näiteks EBL-i, siis jaga see summa, mis tuleb sul kokku, seal ta näitab kohe, palju see üldsumma on, siis jaga see 3 ja tee esimene siis ülekanne sellele kontole. Kui sa maksad siis eraisikuna, siis on eraisiku konto ja kui sa soovid ettevõtte alt tasuda, siis on ettevõtte konto ja siis sa saad arve ka oma ettevõttele. Et saad ettevõtte alt ka tasuda. Ja siis soodustustest, ehk siis 20%, mis on ligi 100 euri, saad sa siit alla. See tuli 460 oli vist äkki selle paketi hind siis, mis on siis vähem kui aasta seda liikmelisust eraldi makstes. Ja Ulvi kirjutab, et mul vist ei ole neid EBL-e. Ja, et Ulvi, ma küsin su käest ühe huvitava küsimuse praegu lihtsalt. Ma tahaks teada, kas see minu strateegia, minu visioon sellest asjast toimib. Kui ma ütlen sulle, et sa saad EBL-iga näiteks sellest samast paketist 50% soodustust, ehk siis kui meil on pakett näiteks 555 euri, sa saaksid selle, toome näite, 280 euroga. Kas sa oleksid valmis ostma EBL näiteks 140 euroga, nii et sa saad poole odavamalt, et sa võidad 140 euri, ehk siis sa maksad kokku 420 euri 555 asemel. Kas sa oleksid nõus ostma EBL-e? Et saada seda soodustust, 50% soodustust, aga sa ostad soodsamalt, kui sa tegelikult mulle neid nii-öelda nagu edasi müüd. Selline küsimus sulle, Ulvi. No kui see sinu kiire arvutus õige oli, siis hoiab sellega ju toreda summa kokku, see on täitsa arvestatav. Jep. Ja see ongi see, kuhu ma tahan kogu selle süsteemiga jõuda. Kui sina liigud oma eesmärkide poole, teed ülesandeid, sa kogud neid EBL-e, sa võid neid keskkonnas müüa ja nüüd inimesed, kes tulevad, kes pole veel keskkonnas, kellel ei ole veel EBL-e, soovivad midagi osta, saavad sinu käest osta neid. Ehk siis sul on võimalik. Kuidas? Kõlab põnevalt, ma ei ole siukses süsteemis veel osalenud. Et see ongi see minu Ebilimi kontseptsioon, kogu see tuum nagu kokku panna. Et sa liigud oma eesmärkide poole. Mulle meeldib see ütlus, et teeni raha täites enda eesmärke, mitte teiste eesmärke. Sest tavaliselt on see, et raha tuleb meie ellu, kui me täidame kellegi teise eesmärki, me aitame teiste eesmärke täita. Aga miks mitte teenida raha siis, kui sa täidad iseenda eesmärke? Eks see ongi see, et sa esiteks sa kogud neid EBL-e, sa saad neid kasutada kas ise mõne järgmise kursuse eest soodushinna saamiseks või siis müüd mõne inimesele maha või teed kingituse kellelegi heale sõbrale.
jõuludeks, sünnipäevaks, sest neid saab kinkekaardiks vahetada. Ja seda kõike ainult selle eest, et sa liigud oma eesmärkide poole. Sina teed samme iseenda elu loomiseks, mitte kellegi teise elu loomiseks. Et see on see mõte. No aitäh, kõlab väga põnevalt. Ja, aga Jään siis seda pakkumist ootama. praegult kahjuks meil praegu ei ole seda veel nagu rakendatud, et selles ma tahtsin nagu teada, kas see töötab, et ma tahan seda siis võimalik kiiresti aktiveerida. Aga mul on sulle teine pakkumine, sest sa oled tegelikult Sigriti selles mentorluses, on ju? Ja ma ostsin selle aastase paketi. Jep, et kuna me nagunii Sigritiga oleme koos kogu seda keskkonda loomas, et meie teema ongi, tema keskendub koolitajatele rohkem, mina keskendun rohkem nendele, kes siis koolitus läbivad ja tahavad oma elu nagu eesmärgi täide viia läbi siis mingisuguste koolituste, et meie see nišš on nagu selline ja läbi selle sa siin küsisid ka, et mis on nagu vahe, see ongi selles suhtes nagu meie kahe kõige suurem vahe, tema keskendub sellele, et õpetada sind koolitama ja kuidas koolitus luua, kuidas siis müüa ennast, mina õpetan selle, kuidas seda kõike siis rakendada läbi praktiliste sammude. No ja super. Ja mitte ainult ka siis ainult koolitustega seotud, vaid üldse elu. Nagu siin Katrin ütles, ükskõik, mis su eesmärk on, olgu see kaalulangetus, olgu see parem suhe, olgu see parem vanemlus, olgu see, mis iganes su eesmärk on, minna reisile näiteks, elada luksuslikku elu, et seda kõike. Ja kuna me teeme koos, ma Sigritiga pole veel seda rääkinud, aga ma usun, et me saame seal temaga ka kokkuleppele, eks kõik, ma praegu teen juba ise siit ukse lahti, kõik, kes on mentorlusega liitunud, Sigriti mentorlusega saavad 25% soodsamalt. No super, sest mina tegelikult enda elus, ma olin enne pesamuna sündi, olin 20 aastat Kaitseliidus noorte instruktor. Ma tegin seal väga palju erinevaid ülesandeid. Nüüd ma olen 6 aastat olnud nii-öelda puhkeseisundis ja nüüd ma tunnen, et ma tahan tegelikult ikkagi uuesti koolitajana ennast üles nagu töötada. Et siin järjest tulevad need, nagu, mis mind järjest sealt puhkeseisundist välja tirivad. Et ma olin nagu tigu kookonis või kojas, et siis nagu tundub, et see tigu hakkab järjest kiiremini ja kiiremini liikuma, sest need teie, nii sinu kui Sigriti, ma eelmine suvi ka kuulasin teid, et te olete tegelikult tõesti aastaga teinud ikka päris kõva selle sammuni, et jah, et soovin ka liituda. Väga äge. Ja see pärast ma tahtsingi, mul tuligi see mõte, et ma tean, et Sigriti koolkonnas on ka neid inimesi, kes soovivad nagu minu asjadega ka koos teha, kuna meil oleme ikkagist natukene erineva nišiga. Just see ongi nagu ma loodan, et ma sain nagu ära selgitada ka, mis on siis see vahe, just ongi, kuidas siis seda järjepidevust saavutada, kuidas lõpetada edasi lükkamine, kuidas siis neid nagu rakendada neid asju selgelt ja koos siis luues. Aga et ei oleks see lõhki ostmine, sest praegu just Sigrit müüs enda aastast mentorlust, et siis ma pakun endamale 25% soodustust, kui sul on juba Sigriti mentorlus. Lihtsalt kirjuta mulle, ma saadan sulle sooduskoodi ja siis saad selle võrra siis sealt kohe hinnasoodustust popsti väiksemaks. Et kui on see huvi. Kas on nüüd inimestel siin ka küsimusi? Ma vaatan kella. Meil on 1:40 läinud jälle täna. Väga võimas. Ma panen teile lingi ka siia kohe, mida ma juba ei pannud. Et saate siis minna sinna. Link tuleb teile meilile ka, aga saate juba minna niisama. Nii, aga tuleb siit link. Sealt saate siis sellele lehele. Saate sealt valida siis, mis variant teile sobib. Saate kuupõhiselt tulla, aga ma rääksin, siis ei tule need asjad sealt kaasa, mis kõik on. Et kui sul on natuke võimalus, siis see aastane annab sulle nagu palju rohkem. Kõik need kursused tulevad sinna kaasa. Põmaki. Aga jah, saad ise valida. Nii, sobib see sooduskoodi teema hästi. Aga on teil küsimusi? Ma vaatan, kas siin vahepeal on ka mõni küsimus äkki olnud? Tundub, et ei ole. Igatahes, kui teil on küsimusi, ma olen siin veel ootamas teie küsimusi ja kui sul on küsimus, pane suur K-täht, vaatan korra Facebooki ka, sest mul oli Facebookis, olin ka täitsa laivis täna oma selles Ebiliini grupis. Raul kirjutas siin vahepeal lihtsalt juba ammu. Mul on kontseptsioonide mustrid, mis takistavad millega kaasnevad erinevad negatiivsed emotsioonid.
Eile oli see huvitav, me tegime seda natukene nende loodud reaalsuste tühistamist ka, et me kindlasti hakkame tegema selles aastases mentorluses hästi palju neid erinevate takistavate või oletuste siis kustutamist, sest me oletame nii palju asju, et selle jaoks ma pean tegelikult ainult niimoodi ma pääsen sinna või ainult see on vajalik, et sinna jõuda. Tegelikult, kui me laseme lahti sellest, see on üks võimalustest ja ma hakkan keskenduma sellele. Ma saan samal ajal muuta, aga olla lahtine, avatud ka teistele võimalustele. Et me hakkame kustutama neid oletusi. Unistuste kiirendi algab täpselt mu sünnipäeval ja me alustame 26. juunil. Me hakkame siis pihta, kõigepealt õpetan teile natuke seda keskkonda, seda foorumit tutvustan, kus me siis oma teekonda jälgima hakkame ja siis sealt pealt hakkame siis vaikselt liikuma niimoodi samm-sammuliselt ja ma ei tee enam nii nagu eelmine aasta, kus siis me võtsime kõik asjad korraga tookord, et meil oli tahte võimendaja kursus, visiooni loomine, meditatsiooni väljakutse, treeni väljakutse. Me panime kõik asjad ühte patta ja siis minu jaoks oli see normaalne. Davai, tulistame. Siis nüüd võtame rahulikult. Keskendume rohkem teie nende siis võimekusele kui minu võimekusele. Nii, Ulvi siin küsib, aga kas sinna otsa saab veel ebilimite soetamise pakkumise ka? Vaat nüüd on see küsimus siin, sest et paljudel on, kes siin on varasemalt ostnud, et ma vaatan, mis ma saan teha, et selle ostu-müügi saaks keskkonnas aktiveerida, et inimesed saaksid hakata ostma ja müüma. Et see on üks minu siis eesmärkidest, milleni jõuda, et aktiveerida see turg, nii-öelda, kus inimesed siis saavad müüa oma EBL ja osta. Sina saad siis valida kõige soodsama pakkumise. Inimesed müüvad seda kindlasti turuhinnast soodsamalt, mis on siis platvormil, on ju. Ja siis saad valida, saad siis võib-olla sealt 50% soodustust, võib-olla 70% soodustust, kuidas keegi siis on valmis oma EBL edasi müüma. Nii, ja siin küsimus Mai Tiitma küsib, kui valida 3 osamaksena nagu pakkumises, kas siis ka kehtib vaid see esimene pakett? Ei, osamaksena on kogu kupatus, sest sa valid võtta selle, kui sa lähed sinna kodulehele, ma korra jagan ekraani uuesti, siis ma selgitan selle protsessi uuesti nagu kiiresti läbi. Et sul on võimalik valida 2 paketi vahel, on valine kuupõhine pakett, siis sa maksadki 44 € ja iga kuu on siis 44 €. Kui sa võtad nüüd aastase, ma vajutan siia peale, valin aastase paketi. Nüüd ta suunab mind siia paketi lehele. Ja siin nüüd ma panen selle ostukorvi, on ju, lisaostukorvi ja siin on kirjas ka, et osamaksetena tasuda soovides vali panga ülekanne. Et kui ma võtan lisaostukorvi, siis üleval siin on ostukorvi lisamine, tuleb siia, ma lähen sinna peale, siis ma lähen ostukorvi ja seal makseviist juures ma saan valida siis kas pangamakse, mul on ka krüptomaksed olemas, kes soovib krüptomaksega maksta ja on siis pangalingiga makse, aga praegusel juhul, kui sa teed osamaksega, siis maksa ülekandega, siis sa saad ise seda summat valida, mida sa üle kannad. Et kui sa valid muu asjaga, siis ta annab sulle automaatselt 555 €. Et ma loodan, et see sai nüüd nagu lahti selgitatud. Ja kui sa võtad soodustuse, siis soodustusel on ka, ma teen korral selle lihtsalt, panen korvi, ma kustutan pärast ära. Ma näitan siis, mis siin toimub. Et sa saad kohe aru, kuidas see ostuprotsess käib. Siin üleval on vaata ostukorvi, on ju. Siit ma pääsen siis ostukorvi kohe sisse. Ja nüüd on mul siin võimalik siis kasutada kupongi koodi. Kui mul on EBL platvormil, siis siia üles tuleb ka kiri, et soovin kasutada EBL või oli siis maksmise lehel, ma ei mäleta, kummal lehel see oli. Ühel lehel on siin üleval ka. Et nüüd, kui sul on see Sigriti mentorlus olemas, siis ma annan sulle koodi, mis sa saad siin siis sisestada, see võtab sul siit summa väiksemaks. Ja EBL-iga võtab ka siis summa väiksemaks. Ja ma lähen siit maksma lehele. Siis siin ma nüüd valin panga ülekanne. Siis tuleb panga rekvisiidid ja teen siis selle summa, 187 on siis selles summas, aga kui sa saad soodustusega väiksemaks, siis jaga see lihtsalt 3-ga ja tee esimeses osas. Ja EBL-i oma tuleb minust siia, sest mul omal neid EBL ei ole, kuna ma ise selle nii-öelda eestvedaja, siis siia tuleb sul EBL-i võimalus ka ja saad võtta siis EBL-e vähemaks ja see võtab sul jälle hinna siit väiksemaks. Loodan, et nüüd sai see asi selgemaks. Igatahes ma soovin sulle, küsimusi rohkem ei ole, ma soovin sulle vägevat teekonda, mis iganes sa valid, et on okei, kui sa valid ka
võtad selle, mis me siin kõik jagasime ja otsustad ise edasi minna, sul on järjepidevus olemas, sul on edaslükkamine on sul paigas, see ei kõiguta sind ja sa tead, et sa suudad iseennast motiveerida nii, et sa saad oma eesmärgid täidetud. Aga kui sa tunned, et sul on vaja välist abi, sa soovid kogukonna toetust, sa soovid minu seda energiat praegu, mis siin minu ümber toimumas on, sa soovid kõiki neid kursuseid, mis aitavad siis selgust luua ja kõik, mis ma jagasin, on ju, siis sa saad seda ka valida. Ja siis mina aitan sul sinu eesmärke täide viia. Koos veedame ühe vägeva aasta ja mõtle selle peale, kus sa oled aasta pärast, kui me seda kõike koos siin teeme. Kuhu Katrin jõudis juba 2,5 kuuga, on ju. Mõtle nüüd, kui seda võimendada aasta peale. 2,5 kuuga jõudis sellest, et ta ei julgenud ühtegi postitust teha, tal ei olnud nagu üldse see, mis ta teeb, ta ei teadnud sellest nagu peaaegu midagi, tal oli mingisugune ülevaade ja 2,5 kuuga me jõudsime sinnamaale, kus ta reklaamis juba oma toote nagu praktiliselt välja. Mõtle, mis aastaga on võimalik teha. Mina ei suuda seda ette kujutada isegi, kui sa panustad ja kui mina panustan. Igatahes minu poolt kõik, homme toimub, pühapäeval toimub veel siis tagasiside loosimine, Ebilin grupis teen Facebook laivi selle kohta. Ja tuleb sulle meilile ka tänane lindistus ja tuleb sulle veel link meilile ja kui sul on küsimusi, kirjuta mulle otse ning suhtleme ja kui tunned, et näiteks praegu vahendid ongi, näed, ma tahaks, aga näed, Sigriti oma juba võttis kõik ära näiteks, siis kirjuta mulle, me leiame lahenduse alati. Sest kui sinul on soov olemas, olen mina valmis vastu tulema nii palju, kui see võimalik on. Igatahes imelist teekonda sulle, mis iganes valikuid sa teed, me näeme sinuga veel meilis ja võib-olla ka tagasiside siis selles loosimises ja vastavalt, kus universum meie teid ristab. Aitäh teile kõigile, kes te minuga koos siin need 2 päeva olite ja soovin sulle imelist eesmärkide täitumist, eluvisiooni loomist, selle täitumist, kergusega takistuste ületamist, oma mustrite lahustamist ja võimast ja vägevat elu. Piir ületades erakordse eluni. Tšau teile kõigile!